Kas juba ammu salvestab, jah? Ja. Okay. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tervist, minu nimi on Jim Asilevi. Ja te kuulate saadet Puusturistid. See pole uue aasta tähistamisest veel mul on veel keel pehme, ma olen aus. Ja, keel on pehme. Keel on pehme ja ei näita jäikuse tagasituleku märke. Ikka kõva peab hoidma. Ikka kõva peab hoidma ja just, et... Ega eesti keel ei ole naljaasi, et ei, siis on niimoodi pehme keelega loopida. Ei ole, eesti keel väidetavalt on ikkagi üks keerulisemaid keeli maailmas. Aga kui aastavahetusest rääkida, mis värk sul nüüd on, et me oleme nii kaua... me oleme nii kaua üldse eemal olnud, meie kuulajad võib-olla on ära unustanudki, et siuke saade on. Me ei ole nii pikka pausi sellest teinud ja alates sellest hetkest, kui me üldse hakkasime seda saadet tegema. Ma arvan, et meil nii maniakaalseid fänne veel ei ole, kes ei suuda elada ilma uue popkulturistide laksuta iga 2 nädala tagant, ja lisaks ma usun, et inimesed kuulavad valdavalt ikkagi podcast'e täitsa omas tempos, niimoodi, et midagi siit, midagi sealt, et kuulavad erinevaid podcast'e ja mitte tingimata isegi kronoloogilises järjekorras. Ma ei teagi, jah, huvitav oleks teada, kas meie kuulajad kuulavad meid kas suurem osa kuulajaid kuulavad meid järjest, nagu kronoloogilises järjekorras järjest, või siis vaatavad lihtsalt, et kus on põnevam osa pealkiri näiteks või millal lihtsalt satub kätte. Kas me peaks clickbait pealkirju rohkem tegema? Võib-olla peaks, jah, midagi sellist, et kuigi tegelikult... Sa ei kujutaks ette, mida Jim seekord rääkis, skandaal elu 24-le. Jah, et tegelikult meie pealkirjad on ju üsna siuksed nagu kutsuvad minu arust, et sinna ikka läheb ka oma vaev, ütleme, et konstrueerida siukseid põnevaid väikseid väljavõtteid. Näiteks, ja see toimib kusjuures, sest et teised podcastid, kes kasutavad põnevaid pealkirju, näiteks tuleb kohe meelde ATP podcast, mis on tehnoloogia väga Apple'i keskne podcast. Ja kusjuures hakkasin et mulle see Apple'i jutt väga istub, sest et ma ise olen ka nii Apple'i, ma olen nii õunaarmastaja inimene, et see ei ole üldse mulle igav, mida nad seal räägivad. Kusjuures, kuna see on nii õunakeskne saade, siis mul on hästi naljakas seda saadet kuulda ka selle mõttega, et sul on Androidi telefon. Ei, selle mõttega, et ma lihtsalt vahel mõtlen, et inimesed, kes ei ole nii hardcore fännid Apple'i maailma suhtes, et kui igav neil võiks olla seda saadet kuulata, see on täiesti nagu seletamatult igav võib-olla. Tead, mina, nagu sa just nägid, ma sõin just ühe pirni ära, nii et ma pole võib-olla siuke õunakeskne inimene. Nii et kui mina seda saadet kuulan ja mulle teda ka meeldib kuulata, sest ta on mõnes mõttes nagu 3 tüüpi virisevat tüüpi saade nagu. See on nagu puhas virisemine enamus ajast, nagu 90% ajast ja seal nagu seda neid mõtteid on huvitav kuulata, aga kohati see on nagu natuke frustreeriv just sellest aspektist, et nagu nad on ikka kuidagi väga omas maailmas selle Apple asjadega ja see on nagu huvitav, aga teisalt jälle ma nagu küll ei seostu alati ära selle fännlusega. Ja ega mina ka ei kuula neid nüüd nii pühendunult. Ma vahel kuulan võib-olla 15 minutit mingist osast ja siis rahumeeli, et on selle pooleli, jään magama näiteks või midagi, et ma tean, et midagi ei juhtu, aga lihtsalt see on mingisugune äge, see viib mu mõtted jälle mingile teemale, mille peale ma ise võib-olla ei tuleks. Et ma nii süvitsi küll ei viitsi minna nagu mingi ühe firma teemas. Ja siis ongi huvitav kuulata, kuidas nagu 3 tüüpi tulevad kokku, ma ei tea, vist ka iga nädal või midagi, ja kuidas neil on nagu nii palju arvata ja tunda Apple'i erinevate käikude ja otsuste suhtes, aga nende pealkirjad, need on väga toredad ka, et ma ütlengi, et ükskord ma avasin oma podcasti playeri, vaatasin, et neil on uus episood pealkirjaga Screaming at us from the future ja kohe on vaja ju kuulata, et mis juhtus siis, kes teie peale karjus tulevikust. Et ühesõnaga, meie ka ju paneme põnevaid pealkirju ja meie podcastil on väga põnev pealkiri, et me teeme ikkagi kõik endast oleneva. Et siuke igal tasandil marketing ikkagi. Aga võib-olla meie kuulajad siis ei tundnud nagu meeletut puudust meist, aga ma pean ütlema, minul oli küll imelik, et vahepeal me ei salvestanud ja vahepeal ei ilmunud uut osa, mul oli kogu aeg siuke väike ärevus kuskil sees niimoodi, et siuke tunne, nagu ma peaks hakkama uut osa postitama või me peaks hakkama nagu planeerima, aga midagi nagu ei toimu ja pole isegi plaanis. Et selles mõttes oli küll siuke huvitav tunne, et kui nüüd on muutunud ju, vaata, öeldakse, et tee midagi
midagi paar nädalat või öeldakse tavaliselt, et siis ta muutub vaikselt harjumuseks. Et võib öelda, et võib-olla popkulturistide lindistamine on nüüdseks kindlasti juba vähemalt minul harjumuseks saanud ja nüüd on juba kuidagi imelik, et kui ei tee. On küll harjumuseks saanud ja mina pean ütlema, et mul ei olnud imelik, et me vahepeal ei teinud, sest et ma olin väga-väga väsinud. Mitte sellest saatest, vaid ma olin lihtsalt üle väsinud kõigest oma erinevatest kohustustest. Et see vahepealne paus oli väga kosutav ja tegelikult mul on nii suur rõõm istuda siin jälle sinuga koos ja hakata vatrama popkultuuri teemadel või mille iganes koerte teemadel. See väsimus oli meil ju tegelikult siukse eelmise aasta lõpu teema ka, mitte ainult see, et sina oled väsinud, nagu igasuguseid kohustusi kuhjub aasta lõppu, inimesed tihtilugu, eriti jõulud ja muu selline aasta lõpu teema ka, et nii palju on teha, nii palju on siukseid kiireid asju, et ei jõua nagu mõelda, ei jõua planeerida, kogu aeg peab jooksma, ostma kinke, pakkima, tegema, minema 20 sugulasele külla ja siis on veel töö ka, eks ole, sest kõik ülesanded, mis aasta lõpuks on seatud, tuleb ju ära lõpetada ja kuidagi nagu kõik on jube palju. Kas sa nüüd oled, vaata inimesed panevad omale siukseid uusaasta lubadusi, et nüüd see suur ja raske periood nagu hakkab lõppema, uus aasta algab, et nüüd võiks nagu paremini teha, et kas sa võtsid omale mingid siuksed, ma ei tea, Jimmy aasta 2017 on nüüd selline? Jaa, ma sellest tegelikult rääkisin sulle ka pisut, aga nüüd, kus aega on natuke edasi läinud ja see aasta ongi läinud käima, siis ma võin öelda küll, et üks peamiseid asju, mida ma nüüd teen, on see, et ma pean väga täpselt silmas, kuhu mu aeg kaob, millele ma oma aega pühendan. Ja see on tegelikult sarnane teema sellega ka, mida sina ilmselt ju tahtsid võtta käsile. Mina samamoodi nüüd ikkagi tõepoolest teen erinevaid to-do liste, ma kriipsutan neid maha ja kui midagi saab tehtud, hoian neid silme all ja mind tabas selline tõdemus, mis tegelikult on nii ilmselge asi ja see on naljakas, et ma selle peale kohe ei tulnud, et to-do list, see on ju täpselt sama asi, mis 12 aastat koolipõlves oli tunniplaan. Koolipäevik. See on nii jabur, et ma selle peale ei tulnud, sest et ma ei tea, ju siis see koolipäevik oli nii orgaaniline, loomulik osa kogu sellest koolielust, et ma ei mõelnud, et see võiks olla päriselt mingi asi, mida ma võiks hilisemas elus vajada, sest samamoodi nagu kool jäetakse selja taha, siis jäetakse selja taha ka kogu see koolivärk. Ja nüüd tagantjärele ma ju mõistan nii hästi, et kui ma oleks pidanud käima koolis 12 aastat niimoodi, et ma ei oleks mitte midagi üles märkinud endale, mis mu järgneva nädala kohustused on, mis mind ees ootab järgmise, selle käesoleva veerandi jooksul, on ju. Kuidas ma siis üldse oleks saanud nagu midagi tehtud, see oleks olnud täiesti võimatu, kõik oleks tulnud mulle üllatusena. Mul tekib siin vaheküsimus, et kooliõpilased, kes te meid praegu kuulate, kirjutage meile, kas te täidate veel koolipäevikuid või on e-kool nii ägedaks ja nagu kõike hõlmavaks vahendiks on, et ei peagi ise midagi vaatama, et vaatategi, homme on e-koolis see ja kõik on selge. Ma kardan, et tänapäeval on asi nii hull juba, et kõigil on nutikellad ja neile tuleb notification tuleb randme peale, on ju, väike tõks, väike et see nutikell annab väikse müksu vastu rannet ja kui see inimene ei lähe kohe täitma seda matemaatika ülesannet, mis oli talle määratud selleks kellaajaks, kui ta läheb näiteks hoopis teeb mikrolaineahjus pitsat soojaks, siis ta saab särtsu käe peale. Ma mõtlen, et tuleb notification, et õpetaja Ashilevi on täna haige, et mine koju. Ei, see ei saa tulla, sest ma ei ole õpetaja. Ei keegi teine, ma lihtsalt tõin minu õde või? Millest sa räägid? Keegi suvaline inimene. Keegi suvaline Ashilevi veel ja. Eesti Vabariigis. Jah, näiteks. Ma ei saanud ju tuua mingit nagu näidet, näiteks mingi õpetaja Pavel, äkki on olemas õpetaja Pavel. Okei, ma saan aru, sa ei tahtnud kedagi nagu isiklikult riivata. Ja ma riivasin sind. Meelega. Okei, ma võtan seda kui usalduse märki, et me oleme lähedaseks saanud, sa julged mulle nagu haiget teha põhimõtteliselt. Mina sain haiget, sina riivasid enda arust, aga ma sain haiget ikkagi. Vabandust. Olgu, aga et need to-do listid on jah jube vajalikud asjad ja teine asi, mida ma üleüldse silmas pean, on see, et ma üks vahe kuulasin sellist podcasti nagu Tim Ferriss podcast, mis on, ma ei tea, kuidagi on seda hästi kehv kuulata, sest et ma ei tea, kus või mismoodi ta seda salvestab, et alati on sihuke ruumikaja ja mingi sihuke nagu veits rott sound ja see on kummaline, arvestades seda, et kuuldavasti see on vist üks populaarsemaid podcast'e üldse
üldse maailmas või vähemalt mingis kategoorias, et ta tegeleb, tema temaatika on põhimõtteliselt, et mis on edu võti, mis on edukate inimeste edu võti. Okei, nagu sellest ma isegi saan täitsa aru, vaata, need raamatud on ka need raamatud näevad poelettidel alati nagu eriti halvasti kujundatud ja eriti juustused välja, aga nad müüvad ülihästi, et kuidas saada oma järgmine miljon või esimene miljon. Ja noh, et ta on väga huvitav tüüp ise, ta ei ole üldse mingisugune selles mõttes mingi soolapuhuja, aga seda saadet on jah veits nagu halb kuulata ja hästi pikad osad, aga no vahetevahel seal on mingid nagu põnevad teemad ja ma vahetevahel kuulan seda ja ükskord ta rääkis või noh, vahetevahel ta räägibki oma sellistest nagu harjumustest või kui ta midagi uut avastab, et mismoodi saab veel paremini toituda või mismoodi saab veel paremini, noh, miks mitte nagu jaotada oma tööpäeva või noh, et kuidas nagu olla produktiivsem ja kõik see, mis tegelikult huvitab ju noh, peaaegu kõiki inimesi on ju, kes vähegi üritavad midagi tehtud saada. Et siis ühes osas rääkis, et tal on näiteks selline praktika, et ta igal õhtul enne magama minekut kirjutab üles 3 asja, mille eest ta on tänulik. Ja see jälle tundub siuke asi, et noh, okei, sa võid seda teha, et mis vahet seal on. Aga see on näiteks üks asi, mida ma hakkasin tegema sel aastal, et enne magama minekut iga kord võtan märkmiku välja või kui ma olen unustanud, mida juhtub ka, siis ma võtan telefoni, toksin sinna sisse, no et see tegu, et ma vähemalt saaksin kuskile need mõtted nagu kirja. Ajust nagu ära. Isegi mitte nagu ajust ära, vaid pigem niimoodi, et ma kirjutan need üles ja ise ka taipan, et olidki nagu sellised toredad asjad. Ja vaata, inimesel on ju see, et ta harjub kõigega, on ju. Ja kui sul tekib harjumus näiteks tunda mingeid negatiivseid tundeid, siis mõnes mõttes samamoodi nagu valu tekitab valu, vaata, et kui sul on näiteks, ma ei tea, kuskil õlas on valu või kus iganes, see võib levida ja muutuda peavaluks, vaata, et see kõik nagu laieneb ja kuidagi kasvab. Et siis samamoodi ma avastasin, et tegelikult selline nagu positiivsete mõttemallide või positiivsete mõtete kuidagi rõhutamine või allajoonimine. Meeldetuletamine jah, on samamoodi, see avaldab mingit mõju siis nagu teises suunas, et ma ei ütle, et ma nüüd nädalaga olen saanud budaks, aga seda ma võin küll öelda, et ma olen siiamaani või no mitte terve elu, aga noh, pool elu, kui ma olen pidanud päevikuid erinevatel ajahetkedel oma elus, siis ma olen harilikult ikkagi hakanud pidama päevikut siis, kui mul on elus väga raske. Ja siis ma lihtsalt õhtuti kirjutan pikki sissekandeid sellest nagu noh, kirjeldan oma, ma ei tea, depressiooni, kirjeldan mingeid keerulisi suhteid inimestega, kirjeldan sellist eksistentsiaalset ängi ja väljapääsmatuse tunnet ja hirmu surma. Seda soovitatakse inimestele, et kui sul on nagu depressioon või ärevus või kirjuta need asjad välja. See on nagu siuke üks asi, mida öeldakse. Ja see on mind aidanud selles mõttes, et see on olnud alati see viimane pääsetee mõnes mõttes, et kuna, ja võib-olla see ongi see, et jällegi, et kuna ma olen kirjanik, et mul ongi nagu see kirjalik eneseväljendus on mulle nii oluline või kuidagi nagu eluliselt oluline, et siis ongi, et see on minu viis olnud ka kuidagi mõelda selgeks mingeid keerulisi asju, aga ma ei ole kunagi pidanud vajalikuks talletada nagu positiivseid mälestusi või positiivseid hetki, sest et noh, kui ma olen rõõmus, kui ma olen õnnelik, siis mul ei olegi vaja midagi nagu analüüsida, selles mõttes ma ei hakka analüüsima, et miks ma olen nii õnnelik praegu, milles see asi on, ma tahan lahti harutada seda õnnesaladust praegu, ma lihtsalt olen. Miks ma mõtlen neid mõtteid, et mul on hea olla? Miks ma mõtlen neid mõtteid, et mul on nii hea olla ja ma nii armastan ennast ja kõike, mis siin ümberringi toimub. Et see ikka on see nagu see negatiivne, kõik see pask nagu on see, mis paneb sind nagu tööle ja istuma sinna laua taha ja hakkama psühhoanalüüsiga tegelema. No vot, et see, et ma nüüd võtsin siukse nagu lihtsa asja käsile, et igal õhtul 3 asja tuletada meelde, mis oli päeva jooksul hästi, mille eest ma olen tänulik. Et see juba kuidagi on andnud mingisuguse väga huvitava nagu värskendava siukse nagu väga huvitava värskendava, ühesõnaga, see on pakkunud mingit väga huvitavat värskendust. No vot, mis sul ka teoksil uuel aastal, kuidas sa siia uude aastasse jõudsid ja mismoodi edasi? Mul on olnud nagu juba, ma vist hakkasingi vaatama märkmeid, et aastal 2015 ma siis esimest korda proovisin sellist asja, mida mina kuulsin Hello Internet podcasti kaudu CGP Grailt, aga ma tean, et see on nagu levinum traditsioon, et see on nagu inimesed panevad endale 3 kuu eesmärke ja siis see ongi nagu veerand aastat. Okei, et selle asemel, et anda uut
uusaasta lubadusi, sa annad nagu järgmise 3 kuu lubaduse. Sest siis sul on nagu sihuke lühem aeg, mille jooksul need ära teha ja kui sa juhtumisi ei tee, siis see analüüsi hetk tuleb varem. Et aasta on väga pikk aeg ja need asjad, mida sa endale nagu paned eesmärkideks, sa jõuad ära unustada, sa jõuad ümber mõelda, mida iganes. Ja siis see nagu ei viigi mitte kuhugi, sa teed mingi uusaasta lubaduse, proovid paar korda, ta ei muutu sul harjumuseks, ta kaob ära ja sul ei teki seda momenti, kus sa nüüd nagu analüüsiks, miks ta kadus ära või miks sa sellega tegelema ei hakanud või miks see hea või halb oli. Nii et no aastal 2015 jaanuar mul oli paika pandud nagu väga palju siukseid asju, mida ma tahan oma elus muuta, sest see oli jällegi üks siuke hetk, kus 2014 lõpus ma tundsin ennast väga kuidagi kokku jooksnuna, mu tervis oli halb, mul oli väga palju tööd ja ma nagu tundsin, et kõik nagu kasvab üle pea, sest kui ma vaatasin neid märkmeid, mis ma olin teinud, siis seal oligi nagu, et hakka rohkem kõndima, eks ole, mine trenni, veeda rohkem aega oma naisega, tööta tööajal, kui sa pead õhtul töötama, siis tööta ainult nagu nendel kellaaegadel, eks ole, tule koju kõigepealt puhka 2 tundi, kui sa tahad, siis ütleme 7-9 võid sa veel tööd teha, aga mitte pärast. Ja laupäeval on näiteks need kellaajad ja pühapäeval tööd ära tee, et tegele loominguga, et mul oli nagu paika pandud igast siukseid asju, mul oli pandud paika, et ma tahan alla 100 kilo jõuda oma kaalus, ma olin siis vist 107 või midagi sellist väga kõrget ja ma olin nagu need plaanid paika pannud esimeseks 3 kuuks aastal 2015 ja see nagu toimis selles mõttes, et ma hakkasin siis aprilli alguses analüüsima ja päris paljud nendest asjadest olid isegi üpris edukad olnud. Ma olin hakanud käima perearsti läbi, siis Rootsis oli väga hea süsteem, sa said perearsti juures siukse lifestyle coach'i või kuidagi jutumärkides mingi live styles mingi arst, kes siis aitas mul panna paika mingeid toitumisplaane ja muidugi see liikumisplaanid olid nagu põhiliselt, et liikumine aitas väga palju tol ajal ja ma nagu sain väga paljud nendest eesmärkidest täidetud ja siis ma kuidagi aprillis panin uue plaani paika ja unustasin selle, vaata siis ta nagu aasta keskel kuidagi vajus ära. Ja nüüd, kui ma uuesti võtsin selle plaani ette ja hakkasin vaatama, siis ma vaatasin, et et väga paljud nendest asjadest, mis ma tahtsin siis saavutada, olen ma tänaseks hetkeks saavutanud ja väga paljud nendest asjadest, mis siis olid olulised, enam polegi nii olulised ja nüüd on hoopis teised küsimused ja teised eesmärgid, aga samamoodi ma olen jõudnud jälle mingisse siuksesse punkti, kus on väga palju muutusi olnud elus ja väga paljud asjad on jälle ebaselged ja vajavad nagu mingit uut suunda asja, et võib-olla ongi jälle väga hea aeg 2017 aasta alguses panna paika, mida ma siis kõike tahan nagu saavutada, et jällegi ma panin siin paika, et ma tahaks iga päev ikka vähemalt 8000 sammu kõndida, et nagu mingisugune tärmin oleks, et selle nimel ma siis hakkaks iga päev töölt jala koju tulema, mis toimis täpselt 1 kord. Ma tulin töölt jala koju, see oli ääretult meeldiv, mul oli fotoaparaat kaasa võetud, ma just mõtlesin, et nüüd ma teen nädal aega niimoodi, et iga päev lähen töölt jala koju ja teen nädal aega siuke katse, et ma teengi töölt koju jalutades teen fotod, ainult mustvalged fotod ja siis nädala lõpus nagu vaatan üle, et mis ma siis sain ja ma teen seal linna peal need ja siis läks külmaks siis tuli, ma ei tea, mis need -15 kraadi või õhtud olid ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha kodust väljagi minna, rääkimata pärast nagu töölt, siis lõpuks, kui ma tööle jõudsin, ma ei tahtnud töölt ära minna ja kohe kindlasti ei tahtnud ma koju jalutada. Ja siis nagu oligi nagu siuke hetk, et see nagu vajus natuke ära, mis muidugi on hea, et need 3 kuu eesmärgid on mul kogu aeg ees ja kui võib-olla uusaasta lubadus selline, et ma tahan rohkem liikuda, oleks väga ruttu läinud lihtsalt minema, siis ma tean, et mul on 3 kuud aega, et need eesmärgid ette võtta, et vähemalt midagigi teha nende eesmärkide saavutamise nimel ja mul on 3 kuu pärast kontroll, kus ma võin öelda, et kas see toimis või mitte ja analüüsida, miks ei toiminud või kas see on üldse oluline. Ja ma ei tunnen, et see on nagu parem süsteem, sest see tähendab seda, et nagu see failure on sinna sisse ehitatud. Ma tean, et niikuinii mõned nendest asjadest failivad ja mõned nendest asjadest ei tule esimesel korral välja. Aga sellest pole midagi, sest 3 kuu plaan on paigas ja mul on veel 2,5 kuud, et neid eesmärke kuidagi saavutada. Et selles suhtes on huvitav olnud. Nii et popkulturistide elustiili rubriigis on siis 2 peamist soovitust. Ärge kurnake ennast 12 kuu plaaniga, vaid tehke 3 kuu plaan.
ja mõelge positiivsete elamuste asjade peale oma päevas, sest et headus tegelikult sünnitab headust, samamoodi nagu negatiivsusesse süüvimine laiendab seda negatiivsust, aga lihtsalt kuna headusel on halb maine ja ägedam on headusel on halb maine. Minu arust headusel on väga halb maine. Okei. Headusel on vaja mainekujundajat. On hea, kusjuures rohkem kui Eestil on vaja uut brändi või mida iganes, ma arvan, et headusel äkki Eesti uus bränd võiks olla headus. Eesti, hea riik. Okei. Ma ei tea. Ma ei ole copyright. Saada arve, ma ei tea kuhu. Kellele, eks ole. Kuulajatele. Yeah. Aga kusjuures see sinu mõte kirjutada üles neid positiivseid asju päeva lõpus oli ääretult lahe, et ma arvan, et see võib ka leida koha minu plaanides. See ongi, et mille eest sa oled tänulik, aga eks igaüks saab ju kirjutada nii, nagu ta tahab ja võib-olla see on lihtsalt hea asi, mille eest sa ei ole tänulik, kuigi see oleks väga huvitav, et mis on need head asjad su päevas, mis olid väga head ja mälestusväärsed, aga sa ei ole tänulik nende eest. Näiteks. See oleks huvitav, see oleks huvitav väljakutse iseenesest, see on nagu next level, vaata. Iga õhtu nagu hullult mõtled, et nagu see oli hea asi, aga ei, ma olen tänulik ikka selle üle, et no mis see oli, mille üle ma ei ole tänulik, et nagu keegi tõi mulle lilli, see oli nagu tegelikult hästi tore armas asi, aga nüüd kurat närtsivad siin nurgas. Ma ei ole tänulik, läheb kirja. Läheb kirja. Üks asi, mille eest ma olen tänulik sel uuel aastal on see, et lõpuks ma hakkasin kuulama audioraamatuid. Ma kuulasin ühte audioraamatut, aga mul on selline tunne, et kuna see kogemus oli nii positiivne, siis ma kuulan neid ka edaspidi. Sa võtad nad oma aasta plaani? No jah, ütleme, ma võtan need oma 3 kuu plaani, et ma selles kuus olen ühe lugenud ja tegin audible.com endale konto ja seal on selline süsteem, et ma saan kord kuus kuulata midagi, mis on nagu eraldi teema, et see on veits nõme minu arust, aga ma kuulasin Amanda Palmeri. Aga sa ei pea iga kuu kuulama, sa võid selle krediti omal alles kätte. Aga et selle juurde tuleme veel tagasi. Aga ma kuulasin Amanda Palmeri raamatut The Art of Asking, mida ma juba ilmumisest peale tahtsin väga-väga lugeda tegelikult. Esialgu ma mõtlesin, ma loen seda, aga kuna ma olen Amanda Palmeri suur fänn ja toetan teda Patreonis ja jälgin kõiki tema tegemisi juba vist viimased 10 aastat võib-olla. Ma mäletan, kui ma töötasin kinos Sõprus, mu esimene töökoht oli kinos Sõprus, ma rebisin pileteid seal, siis sel ajal, kui film peale pandi, siis ma istusin tavaliselt seal baari kassaarvutis või siis oli mul oma läpakas kaasas ja lugesin Amanda Palmeri ja Dresden Dollsi blogi läbi, mis oli siis veel hästi koleda kujundusega, siuke blogspoti harilik, siuke standard, mingisugune taust. Ei, mingisugune sinine taust. Ja no ühesõnaga, et ma olen nagu pikalt hoidnud kätt pulsil ja nüüd ta siis lõpuks on ju kirjutas raamatu sellest, mis on kunsti väärtus ja kuidas julgustada üleüldse loomingulisi inimesi väärtustama oma tööd piisavalt, et selle eest küsida ka raha. Ja kuidas julgeda paluda abi ja toetust inimestelt. Et sellel kõigel, see läheb ka sinna kategooria alla headusel on halb maine, et me kõik arvame, et me nagu oleme, ma ei tea, helded ja sellised mõistvad ja hoolivad, aga kui meil endil on midagi vaja, siis sageli inimesed väärtustavad ennast ja oma vajadusi kuidagi väga madalalt ja seda just eriti loovisikute seas, kunstnike seas, sest et see on selline töövaldkond, kus ei ole tegelikult fikseeritud hindasid asjadel. Loomulikult on ka mujal kõik hinnad kokkuleppelised ja kõik see värk on ju, et kullastandard kadus ära raha tagant, sina ütlesid selle peale. Sa ikkagi arvad otsa, et kuld on ju peale? Ei, ma ei arva, ma ütlengi, et sina ütlesid selle peale, et mis see kullastandardki oli, et ahvidele meeldis läikiv kollakas kivi on ju, et metall. Mis metall, vabandust. Metall ja kivi on 2 eri asja või? Vaat see on hea, kui teed teadlasega koos saadet, iga kord natuke targemaks. Aga et loomulikult on hinnad igal pool kokkuleppelised ja kui inimene läheb tööle kuskil ja talle pakutakse seal mingit palka ja tema nõuab midagi muud ja nii edasi, et see kõik on siuke läbirääkimiste küsimus alati, aga kunstivaldkonnas sageli eeldatakse, et esiteks, et kunst, see ei ole töö, on ju, et seda inimesed teevad hobi korras, nii nagu nad lapsena tegid asjalikke asju ja siis, kui oli vaba hetk, siis nad võisid joonistada, on ju. Et siis samamoodi täiskasvanuna, kui sa tegeled loominguga, et siis see on justkui, et sa teed seda hobi korras ja see, et kuskil on olemas Metallica või kuskil on olemas U2 või Coldplay või Kanye West või Beyoncé, et nemad saavad selle eest raha, mida nad teevad, on ju, et siis see on siuke
samamoodi iseenesestmõistetav, et no jaa, no nemad on megastaarid, nad on staarid, et loomulikult nemad saavad raha. Aga sina, kes sa siin praegu põlve otsast inistad oma kitarri ja käid mingis garaažis tegemas bändiproovi vabadel hetkedel, et noh, siis see on, noh, keegi nagu ei eelda, et sa ei ole veel U2. jah, et sa ei ole U2 ja sinust ei saa kunagi Bonot, on ju. Nii et miks sa arvad, et sa peaksid saama nagu oma kitarri tinistamise eest palka? Kusjuures U2 ja Metallica kohta, nad on juba nii rikkad, et nende lugudest ju nagu ei peagi maksma, et noh, ma tõmban selle ühe MP3 alla illegaalselt, et mis see siis ära ei ole, eks ole, tegelikult. No. Nendel ju raha on. ja. Tagasi sinna, vist oli meil teine saade, et autot sa ju ei... Ja sa ju ei tõmbaks alla autot. Oli see teine osa või? Ma ei tea, kes seda enam mäletab. Aga me alustasime seda vanal aastal ju. Vanal aastal ja nüüd on juba uus aasta, aga Amanda siis jah, räägib nagu kõigest sellest, et mismoodi tema on õppinud küsima ja noh, see raamat jõuabki lõpuks ju välja tegelikult selle hetkeni, kus raamatust ta seda veel ei maini, aga no tänaseks päevaks ta on jõudnud Patreoni, mis on sama platvorm, mida meie kasutame, eks ole, see ühisrahastusplatvorm, kus siis fännid saavad toetada järjepidevalt oma välja valitud artisti või mis iganes asjategija loomingut. Nii, ja Amanda Palmer on nagu meeletult edukas olnud selles, et tal on, ma vaatan kohe Patreoni äpist järgi, Amanda Palmeril on praegusel hetkel 8777 toetajat. Wow. Mis tähendab seda, et igaüks nendest inimestest annab talle siis kas iga uue laulu eest või iga uue albumi eest, mida iganes tema siis seal määrab selleks asjaks, selleks teoseks, mille eest ta küsib raha. Iga kord, kui ta vajutab seda tasulise postituse nuppu, kõik need ligi 9000 inimest kannavad talle üle, eks ole, mingisuguse summakese, just nagu meilgi. Ühesõnaga, ja Amanda siis selle tulemusel saab iga oma tasulise postituse eest, iga oma teose eest ligi $35,000, mis tundub nagu meeletu summa, aga arvestades seda, et mida kõike ta selle rahaga teeb, kõik need muusikavideod, kõik need tuurid, kõik need albumid, need imelikud üllatused fännidele, need üllatuskontserdid, ühesõnaga ta on väga loominguline inimene ja tal on väga palju ideid ja ta teeb pidevalt väga palju asju, et see kõik ju vana mudeli järgi, kõik see raha oleks pidanud tulema plaadifirmalt, aga Amanda on täpselt sihuke internetiajastu artist selles mõttes, et samal ajal kui siiani paljud bändid ägisevad ja kaeblevad, et neil on nii raske oma plaadifirmaga, nad tahavad meid lihtsalt teha mingiks tooteks, nad ei saa aru, kes me oleme, nad üritavad meid suruda mingisse teise niši, aga me ei ole üldse sihuke bänd, ühesõnaga kõik see bullshit ja Amandal nagu selja taha ja seal raamatus ta lihtsalt räägib sellest, mismoodi nagu säilitada põhimõtteliselt oma see iseseisvus, mismoodi olla empaatiline inimene ja lõpuks ikkagi see raamat räägibki elu kõige sügavamatest teemadest, nagu side inimeste vahel, elu, sünd, surm, et see on väga liigutav raamat, ühesõnaga see ei ole ainult sihuke nagu äriraamat, et kuidas teha kunstnikuna raha, vaid see on ikkagi... Mida see nagu tähendab? See on ühe inimese teekond ja seda oli audioraamatuna just eriti meeldiv kuulata. Ja ma pean siinkohal jälle tervitama Vaba Mikrofoni selle, tere, aitäh teile, tere, Vaba Mikrofoni sellid. Ja head uut aastat, Vaba Mikrofoni sellid, et Vabas Mikrofonis oli ju päris palju juttu viimasel ajal audioraamatutest ja kindlasti ka see kuidagi mõjutas mind, et ma lõpuks jõudsin siis selle kuulamiseni. Kas Amanda luges ise seda? Jaa, just, et autor ise, Amanda Palmer ise luges selle raamatu sisse, ta luges seda väga kihvtilt ja seal oli veel see tore boonus juures, et noh, seal oli paar kohta näiteks, kus asi läks kuidagi tema, nagu rääkis oma perekonnast ja lapsepõlvest ja siis ta ise tegi seal stuudios ääremärkused ja nüüd ma pean lisama siit omalt poolt, sest mu ema kuulab seda ilmselt, et ema, ma armastan sind, ma ilmselt eksin, kui ma praegu nüüd seda asja meenutan niimoodi, aga et ühesõnaga see on see lugu nüüd, aga usu mind, ema, ma armastan sind et siuksed nagu väga toredad, siuksed podcastilikud nagu momendid isegi ja
kuna Amanda on muusik, eks ole, siis audioraamat andis sellele raamatule ka selle lisafunktsiooni, et peatükkide vahel oli muusika. Peatükkide vahel sai kuulda neid teemakohaseid lugusid ja see ei muutunud tüütuks ega midagi, vaid see oligi kuidagi selle raamatu selle piisavalt hõre kuidagi. Jah, ja see oli selle lõppenud peatükiga alati kuidagi sisuliselt seotud ja siis see nagu andis veel mingi lisadimensiooni sellele raamatule. Ühesõnaga kokkuvõttes ma ütleks, et kui ma varem arvasin, et audioraamatud on lihtsalt sihuke nagu ebamugav viis lugeda, sest et ma ei saa seda teha omas tempos, ma kuidagi nagu pean kuulama, kuidas keegi teine nagu oma häälega mõnes mõttes nagu rikub ära selle raamatu mu jaoks, on ju. Et siis nüüd minu suhtumine muutus 180 kraadi ja ma ütleks, et see kogemus oli midagi sellist, et ma arvan, et head audioraamatud suudavad teha trükitud raamatuga midagi sellist nagu hea VR teeb võib-olla siis, ma ei tea, lameda pildiga. Et see lisab mingisuguse ruumilisuse, ta annab juurde mingi dimensiooni. Ta annab juurde mingi uue dimensiooni ja see on jube tore. Et inimestele, kes armastavad kuulata podcast'e, ma arvan, et see üleminek audioraamatute kuulamisele ei ole üldse nii valus. Probleem on selles, et sul ei ole enam nii palju aega oma podcast'e kuulata, kui sul on neid hästi palju tekkinud. Minul oli küll see, et kui ma kuulasin Andy Weary raamatut The Martian, siis mul jäid nagu mingid podcast'id kuidagi soiku natuke, sest see oli nii põnev raamat ja tahad hullult kuulata. Aga just see sinu nagu arusaam, et see audioraamat nagu annab midagi juurde, et see tegelikult ju tuli välja ka seal vaba mikrofoni diskussioonis, et mõni raamat on nagu palju parem, kui teda kuulata lugemise asemel, teine raamat nagu üldse ei sobi või kas ta on siis selle lugeja probleem, et see, kes seda parasjagu sulle ette loeb, kas tema hääl ei sobi või tema maneer ei sobi või tema nagu selline lähenemine sellele raamatule ei sobi või kuidagi üldse see raamat nagu ei sobigi, ütleme, ette lugemiseks. Aga või teisalt ta võib ka täiesti neutraalne olla, et siin paljude inimesteks ei pruugi olla mitte mingit vahet sellel, kas ta loeb seda ise või tal loetakse seda ette, kui tema nagu tahab lihtsalt puhtalt seda infot sealt kätte saada, et see on siuke väga huvitav asi, et ma arvan, et audioraamat on kindlasti siuke asi, mida tasub proovida paari erineva raamatuga ja tasub nagu vaadata, kuidas see sulle sobib. Vaata, minu puhul isiklikult ma liigun nii palju ka ringi mööda Eestimaad, on ju, mul on väga palju käimist ühest kohast teise ja tegelikult need on kõik sellised hetked, mida saab kasutada väga edukalt lugemiseks ja loomulikult on ju, saab lugeda bussis või rongis, aga rääkides sellest, et kui ma liigun näiteks, ma ei tea, ühest linnajaost teise jala, siis selle asemel, et vahel kuulata podcast'i või muusikat, see on ideaalne viis lugemiseks, on see, et ma jälle panen selle raamatu käima ja tegelikult ma saingi kohe rõõmustada, et aasta esimene nädal pole veel läbigi, mul juba on üks terve raamat läbi loetud, sest et see oli nii põnev, see Amanda raamat ja ma hea meelega muudkui kuulasin seda igal hetkel, kus ma liikusin ühest kohast teise, kus oli nii-öelda siuke vaba hetk, et mu kõrvad olid nagu on ju vabad ja kõndides nagu raamatut käes hoida ju on väga ohtlik. Aga niimoodi jõuab isegi aasta jooksul päris palju loetud võrreldes sellega, kui sa piiraksid ennast ainult nagu paberraamatutega. Et mu sõbranna Eija Uus, kirjanik, kes neelab raamatuid, oli eelmisel aastal eriti ablas ja postitas kas aasta lõpus või uue aasta alguses mingi sellise asja sotsiaalmeediasse, et lugesin eelmisel aastal läbi 115 raamatut, oli hea raamatuaasta või midagi sellist, mis lihtsalt et selline jutt alati paneb mind korraks nagu pikali kukkuma, et 115 raamatut, nagu et sa kohe hakkad arvutama, sa hakkad kohe arvutama, et võib-olla see oli 105, võib-olla see oli 115, igal juhul see oli üle 100, see oli suur arv. Kohe sa arvutad ju, et okei, see peab tähendama seda, et ta luges nagu kas raamatu päevas või siis võttis maksimaalselt 3 päeva ühe raamatu jaoks, on ju. No see on ikkagi meeletu kiirus. No võtta, aga olles kuulanud läbi selle audioraamatu vähem kui nädalaga, ma järsku mu pea kohal süttis pirn, ma mõtlesin, et okei, kui ma niimoodi kütaksin aasta otsa,
ma võiksin ka vabalt näidata ette mingisuguse väga muljetavaldava numbri aasta 2018 alguses. Oleks raamatu streaming teenus, vaata nagu Netflix, et lihtsalt lasedki. Just, et siia me nüüd jõuamegi, mida me korraks puudutasime juba selle teema alguses, et see Audible'i tasustamissüsteem. Guugeldasin, uurisin, vaatasin, mis need alternatiivid on, lõpuks ikkagi jõudsin Audible'i juurde tagasi, sest et see on ikkagi kõige parem teenus ilmselt. Kõik kriitikud räägivad üksmeelselt, et see on kõige parem, kõige mugavam kasutada, kõige suurema valikuga ja tagatipuks ma märkasin, et nad on Amazoniga seotud. Minu arust nad ei ole alati olnud Amazoniga seotud. Amazon mingi hetk ostis need ära. No võt, nii et neil on lihtsalt nagu väga suur eelis kõigi teiste teenusepakkujate ees, neil on väga suur valik pakkuda. Lisaks sellele, kui sa ostad nii-öelda e-raamatu ja audioraamatu, siis neil on veel mingi WhisperSync teenus, et kui sa nagu vahepeal näiteks loed seda oma e-lugerist ja siis kuulad, siis nad sünkroniseerivad need kohad ära, nii et näiteks, et sa nüüd lugesid ühe peatüki läbi, kui sa kuulama hakkad, siis ta hakkab järgmisest peatükist ja vastupidi. See on muljetavaldav. Aga jaa, et Audible ei ole meie podcasti toetaja. Jah, aga meil ei oleks mitte midagi selle vastu, kui nad sooviksid hakata meie toetajateks või kui nad logiksid sisse Patreoni ja annaksid meile eurokese ühe saate eest. Miks mitte? Audible, come on, te olete Amazoni poolt ära ostetud, teil on nii palju raha. Aga, et see oli kerge pettumus mu jaoks, kui ma avastasin et ma ei saagi lihtsalt järjest hakata võtma neid raamatuid sealt. Ja no muidugi see on jällegi sellisele, ma ei tea, võib-olla meie põlvkonnale siuke nagu omane suhtumine, et ma tahan, et kõik oleks tasuta ja ma tahan kõike saada kohe. Vaata, need kunstnikud tahavad ka raha saada. No täpselt, ja ka siis tulebki see reality check, et kuidagi. Sest tegelikult ju audioraamat ei saa olla odavam kui paberraamat või ütleme kirjapildis raamat, sellepärast et kirjapildis raamat ise maksab midagi, sest selle loomiseks on väga palju inimtööd olnud vaja ja kõik need osad seal ahelas tahavad saada ka palka, aga audioraamat on ju veel mitu taset otsa, keegi peab seda produtseerima, keegi peab seda sisse lugema, keegi peab seda haldama, keegi peab neid teenuseid haldama, ta lihtsalt ei saa olla, eks ole, odavam. See lihtsalt on kallim teenus ja seal on ka see nüanss juures, see raskendav tegur, et audioraamatuid ei osteta nii palju kui trükitud raamatuid. See vahe on, ma ei tea, mis see vahe on, aga ma arvan, et see on üüratu. Nojah, isegi mõtled, kui palju sa oled ostnud, eks ole, paberraamatuid ja siis veel võtad mingi osa, sa oled ostnud võib-olla e-raamatuid, mis on ka ilmselt praegu enamus inimestel ikkagi palju väiksem number ja need audioraamatud jäävad sinna ikkagi ju keskmisel inimesel, keskmine inimene pole võib-olla üldse ühtegi audioraamatut ostnud. No mina olen keskmine inimene, ma pole elu sees ühtegi audioraamatut ostnud, sest et Audible'is sa saad esimese raamatu tasuta. See oli ka väga hea reklaamlause praegu. Saada neile arve pärast, Ivo. Ma püüan. Aga no ma arvan, et ma jätkan selle teenuse kasutamist, mis sest, et jah, ma pean maksma seal, ma ei tea, kas 7 või 8 naela kuus ja et iga kuu ma saan siis selle rahakese eest ühe raamatu. Et mu lootus oli, et ma tõesti saan hakata neid neelama nii nagu ma Spotify'st neelan muusikat, aga paraku reaalsus on teine ja ma pidin sellega natuke aega harjuma ja nüüd ma saan aru, et come on, et sa tahad saada head asja, siis maksa selle eest ja paraku siin ei ole nii palju subscribereid kui Spotify's. Jällegi ma arvan, et muusikat striimivad oluliselt suuremad inimhulgad kui audioraamatuid. Jah, ja streaming teenus ei ole ka nagu selles suhtes uus tase nagu varasemale süsteemile otsa, vaid ta on nagu sama muusika lihtsalt teises pakendis, ütleme. Et raamatuga, audioraamat vajab lisaproduktsiooni, Spotify'sse muusika ülespanemine ei vaja seda, et need laulud nüüd Spotify jaoks kohe veel kolmandat korda uuesti tehakse, eks ole, et seal ta lihtsalt on selline teenus ja ma tean, et on üritatud teha raamatutele sarnaseid niisugused kuumaksuteenuseid, et maksad kuumaksu ära, kuulad palju tahad, aga neid, seal ei ole seda volüümi, neid raamatud. Aga kui ma mõtlen sellele Art of Asking ja sa rääkisid siin ka sellest, kuidas loomeinimesed, eks ole, kas ei julge küsida või ei osata õigesti küsida või ei osata üldse nagu väärtustada seda, mida nagu kunstnik või loomeinimene võib pakkuda ühiskonnale või meile isikutena, siis mul nagu tekkis üks päev ühe tuttavaga, ühe sõbraga selline arutelu, kus me rääkisime nagu, et jah, et loomulikult, eks ole, kui kunstnik teeb mingisuguse töö ja keegi tahab seda osta või keegi tahab sellest raha talle anda,
näiteks 8000 inimest tahavad Amanda Palmeri asju saada. Ligi 9000. Või ligi 9000, et nad on nõus talle maksma ja see tähendab seda, et ta saab edukalt oma asjadega tegeleda. Et miks meil on nagu sellised asjad nagu riigi palgal olevad kunstnikud, et nagu selline diskussioon tekkis, et kas see fakt, et nad ei, kas me peame riigina nagu toetama kunstil tegemist sellisel määral, et me nüüd otsustamegi, et meil on riiklikult palgatud kunstnikud ja nemad siis teevad oma kunsti ja saavad sellest riigi palka. Et kas see on nagu meile ühiskonnana, me oleme nagu kokku leppinud, et jah, see on selline asi, mida me tahame teha või on ta nagu selline kaheldava väärtusega asi või et ütleme, et kas me siis võtame ka näiteks riigi palgal ettevõtjad või riigi palgal startup tegijad ja et mõnes mõttes nagu on ka, et riik jagab toetusi ju ka ettevõtetele, riik jagab toetusi igasugustele muudele asjadele, aga võib-olla siin tekibki nagu see küsimus, et kuidas sa üldse mõõdad seda, mida üks kunstnik teeb või kuidas sa paned talle selle numbri külge või mis see väärtus on? See on väga mitmetahuline, väga keeruline teema, aga kui üritada kuidagigi seda kokku võtta mõistliku ajahulgaga, siis Arvo Pärt on alati number 1 selline, ütleks, et sihuke Eesti kultuuri embleem, mis kohe tõstetakse üles, kui on vaja. Meie Skype. Ja ta on meie Skype. Okei, ta on meie Skype ja ta on meie Nokia, ta on kõik need head asjad, mida me kunagi nagu soovisime või mida me tahtsime saavutada, et siis Arvo Pärt on, ühesõnaga ma arvan, et ka inimesed, kes ei kuula Arvo Pärti, kui nad peavad välismaal näiteks tutvustama neile Eestit, siis vahetevahel nad mainivad, et et näiteks Arvo Pärt on ka meilt pärit, on ju. Ja kuidas sa nüüd kaalud või mõõdad seda, et mida Arvo Pärt päriselt on andnud? Kuidas sa seda mõõdad? Rahas näiteks, kas sa oskad mõõta seda või kas üldse on võimalik töötada välja mingisugune algoritm, mis nagu arvutab välja, et mis on olnud Arvo Pärdi nagu majanduslik kasu Eestile? Arvoritmid, ma juba näen siin mingit bändi nime potentsiaali. Aga sealt edasi mõeldes, kui sa küsid, et millega põhjendada seda, et riik sponsoreerib või nagu kuidagi nagu püsivalt toetab rahaliselt kunsti tegemist või kultuurivaldkondasid, siis jällegi siin on nagu erinevaid hääli, kes kogu aeg nagu kuidagi kraaklevad omavahel ja vaidlevad. Ühest küljest öeldakse, et see on kunsti surm, kui sa nagu et põhimõtteliselt, et kunst, mis nagu toitub riigi almustest ja sellisest riigi püsitoetusest, et see on juba selline nagu ketti pandud koer. Et see on selline kunst, mis ei saa enam olla vaba, ta ei saa olla võimukriitiline, ta juba on kellegi poolt kontrollitav, on ju. Juba on kasti pandud. Ta on juba pandud mingisse kasti, ta on juba mingisugune valmis toode, kodustatud mingi kodustatud metsik asi, aga kunst ju peaks olema midagi avangardset, ta peaks olema midagi, mis on alati üle piiride, üle ääre, millest me ei saa võib-olla isegi aru esialgu, aga millest me saame 30 aastat hiljem aru, et ta on meist ees kuidagi. Ühesõnaga, et teine pilk kunstil on see, et ta peaks alati olema midagi taltsutamatut, midagi nagu pöörast ja sinna juurde käib ka kogu see sihuke punksuhtumine selles mõttes, et kunst võibki olla nagu korraga kuld ja sitt, on ju, et ta võib olla mida iganes, on ju, et kullast, okei. Kullakangid ja sitakangid, on ju, et see on sõnaliselt ka seotud. Okei, põhimõtteliselt ma arvan, et ikkagi see on väga-väga vajalik, et riik toetaks kunsti tegemist niimoodi et institutsioon seisaks ka kultuuri ja kunsti taga. Kuulasin just täna globaalseid eestlasi, kus oli külas Aro Velmet ja siinkohal tervitus Rainer Sternfeldile ja tänud selle suurepärase podcasti eest, mis meie kõigi rõõmuks jätkub. Aro Velmetilt Rainer küsis, et ühesõnaga jutt läks demokraatia peale ja selle peale, et kuidas vähemused saavad ennast demokraatias kehtestada ja oma õigusi kaitsta. Ja Aro tõi seal sellise väite, et demokraatia ei ole päris see, et kui toimub mingisugune demokraatlik hääletus ja ütleme 51% hääletajatest on millegi vastu, et siis sellega ei saa olla see arutelu lõppenud, et otsustatud
olime vastu ja nüüd nii jääb ja see on nüüd see kehtiv tõde ja see kehtiv kord. Et see diskussioon peab jätkuma, et kõige olulisem on demokraatias ikkagi soodustada suhtlust, arengut, noh, debatti, on ju, et asjad lihtsalt ei jääks kuskile nagu nurka niimoodi jõuga nagu, et mingeid teemasid ei suletaks jõuga lihtsalt. Hea demokraatia on proportsionaalne, on nii suuri kui väikeseid hääli, aga kõik hääled peavad olema esindatud mingil määral. Just, ja sellepärast jõudis ka jutt sinnani, et kui küsida, et kuidas vähemused saavad enda eest seista, sest et neid ei ole lihtsalt nii, noh, juba see termin vähemused ütleb seda, et neid on vähem kui teisi, on ju. Nii et kui toimuks mingisugune hääletus, siis nad ju alati kaotaks. Nii et järelikult demokraatlikus ühiskonnas, demokraatlikus süsteemis peab olema organisatsioone, peab olema selliseid kooslusi, mis seisavad vähemuste eest ja mille funktsioon on survestada ühiskonda, et ka vähemustel oleks õigusi. Et on vaja selliseid survestusmehhanisme tegelikult ja samamoodi on kunsti toetamisega riiklikul tasandil, et kui riik ei seisaks kunsti ja kultuuri taga, siis oleks juba väga palju raskem ja mõnede arvates see oleks väga hea, sest ilmselt see oleks siis nagu kuidagi annaks kunstile mingisuguse, no siis oleks nagu nii viljakas pind, on ju, et olemegi outcast'id, et olemegi inimsitt, et meid ei ole vaja ja siis me saame olla kuidagi julged ja provokatiivsed ja nii edasi, aga siiski, noh, ma kaldun arvama, et meil ei oleks Arvo Pärti, kui Eesti riik mitte kunagi ei toetaks institutsionaalsel tasandil kultuuri ja kunsti. Ja see on väga problemaatiline valdkond niikuinii, sest seal liigub nii vähe raha. Kultuurisektor on alati alarahastatud. Noh, seda ütlevad muidugi kõik sektorid. Meie oleme ka alarahastatud. Podcasti sektor Eestis on üllatavalt alarahastatud. Vaadake meid, me peame oma kuulajate nagu rahakottide küljes rippuma nagu mingid parasiidid. Aga kas see ei olegi mitte õige? Kas meie kui sellise, me pakume mingit toodet, ma jõuan selle toote küsimuseni korra veel, aga me pakume mingit toodet ja kui sellel tootele pole nõudlust, miks see toode üldse vajalik on? Kas ühiskonnal on vaja popkulturiste, kui meil ei oleks kuulajaid, eks ole? Et ma tulen selle toote juurde tagasi, et ma võib-olla veel enda nagu arvamust selles osas ei toogi välja, et ma natuke mängin veel saatena advokaatist, see on palju lõbusam. Sa paar korda nüüd kogu selle saate jooksul oled maininud seda toote juttu, et me ei taha, et kunst on toode või et kunstnik ei taha, et kunst on toode. Et ühest küljest siis need muusikud räägivad, kuidas plaadifirmad muudavad nemad tooteks ja teisalt siis kunstnikud kardavad, et riik muudab nad tooteks, kui riik neile raha annab. Et kas see on paha? Kas nad ei ole toode? Kus see vahe on? Kus on kunsti ja toote vahe? Ma arvan, et sa saad sellest vahest väga hästi aru. Kui sa ütled sõna toode, siis esimese asjana sa pigem mõtled mingisuguse iPhone'i peale või sa pigem mõtled mingisuguse toiduaine peale kas või, aga esimese asjana sulle ei tule meelde Epp-Maria Kokamäe maal näiteks. Sulle ei tule meelde Arvo Pärdi Füraliina. Aga Arvo Pärdi plaat Füraliina on toode, mida ma saan poest osta ja oma raha eest, raha vahetada selle vastu. Ta ju selles mõttes on toode. Samamoodi ka ma saan ju maali osta või skulptuuri osta ja kui ma kasutan teda, ütleme, kui minu jaoks võib-olla selle maali ainuke väärtus on dekoratiivne, kas ta siis ei ole nagu minul kodusisustustoode või kas see on paha, et ta on toode? Kas see võtab midagi ära? Ma arvan, et see on ülioluline, mis sõnadega me räägime üleüldse elus. Et mis sõnu me kasutame, kuidas me räägime, sest et see, kuidas me asjadest räägime, ühtlasi arendab seda suhet, mis meil on ümbritsevasse asjadesse. Nii et kui me räägime kunstist ainult niimoodi, et kunst on toode, siis tegelikult väga kergesti me jõuamegi sellisesse mõõdetavasse kohta, et me hakkame ekslikult arvama, et looming ja kunst on midagi, mida sa saad samamoodi mõõta, hinnata, kaaluda, nagu sa saad mõõta, hinnata, kaaluda lihatükki turul, riisipakki poes, mida iganes, nagu sa saad mõõta kaugushüppaja hüppekaugust näiteks, on ju, et sa saad teha olümpiamängud ja seal on alati selge võitja, sest et see on mõõdetav. Kes oli kõige kiirem, kes oli kõige tugevam, see on mõõdetav, aga kunst ei ole mõõdetav, sest et isegi kui me arvame, et Arvo Pärt on nüüd nagu kunstnik, on ju, siis tegelikult see ei ole mõõdetav. Samamoodi võib öelda, et Arvo Pärt ei ole väärt mitte midagi ja see on samamoodi õige jutt.
selles mõttes, et seda ei ole võimalik mõõta, see on nii kuradi subjektiivne kogu aeg. Ja ma arvan, et see, kui me räägime kunstist lihtsalt sellise nagu toote terminoloogia abil, siis ma saan aru jah, sellest saatana advokaadi mängust ja loomulikult CD-plaat poes, kui ta seal seisab kiletatuna riiulil, see on toode, mida ma ostan. Aga mõnes mõttes see toode on ikkagi see plastik, see materjal, see asi, see intellektuaalne vara, mis seal peal on, see ei ole toode. See on midagi muud ja kui ma pean nagu seletama lahti, et mis asi see siis on, siis pigem ma ütleks, et kunst ja looming üleüldse on midagi sarnast nagu on vesi või õhk või meie mõttevool ajus või aeg. Ühesõnaga, et ta kuulub pigem sinna kategooriasse, et see on miski, mis liigutab meid edasi ühiskonnas, kultuuris, ajaloos, ajas, iseenda arengus ja mõtetes. Et see on midagi, mis ei ole käega katsutav, aga see määrab väga palju seda, mis maailmas me elame, mis mõttemaailmas me elame ja mis meid ka füüsiliselt ümbritseb. Kui sa ütled, et kunst ei ole töö, ma tean, et sina ei ütle seda, aga mõned inimesed ütlevad, et kunst ei ole töö, siis no lase käia, proovi elada üks päev maailmas, kust puudub igasugune kunstiline panus. Sellist maailma ei ole olemas, see ei ole võimalik. Me arvame, et ka see on nagu tihti nagu ekslik, et me kuidagi lahterdame, kes on kunstnik ja kes ei ole. Ja me unustame ära, et iga päev me improviseerime, mitte keegi meist ei oma elu manuaali, keegi pole läbi lugenud elukasutusjuhendit. Ühesõnaga, me iga päev nagu hoiame kinni mingitest ühiskondlikest kokkulepetest, meil on mingid seadused, meil on oma mingi kasvatus, mingid kombed ja nii edasi, mingi kultuur ja see nagu hoiab meid kuidagi pinnal, on ju, ja elu jätkub ja inimesed suhtlevad ja teevad oma asju, aga see kõik nagu eeldab loomingulisust, elu eeldab loomingulisust ja mõned inimesed lähevad sammu võrra kaugemale ja teevadki loomingust oma elu ja mõned oskavad seda ka kuidagi nagu rahaks teha, minnes kuskile tööle, näiteks need samad lauad siin ruumis, kus me istume, on kellegi poolt kujundatud. Kui need oleksid kehvasti kujundatud, siis need lauad kukuksid kohe ümber. Noh, nad ei oleks lauad, nad ei oleks kasutuskõlblikud. Samamoodi on mingid veel lihtsamad, siuksed veel iseenesest mõistetavamad asjad, nagu ma ei tea, aknad ja uksed ja nii edasi. Ühesõnaga kõik, mis on olemas, on kellegi poolt ju kujundatud kokkuvõttes. Nii et see on väga keeruline ja loomingulisus katab tegelikult kõik eluvaldkonnad, ükskõik kuhu me ka ei vaataks, igal pool vaatab meile vastu loomingulisus. Lihtsalt, kui me vaatame otse nagu kunstivaldkonda, siis me näeme seal seda loomingulisust siuksel nagu puhtal kujul ja seal ta tundub meile kohati nagu tarbetu, sest et nüüd järsku, kui see ei ole tarbekunst, on ju, siis me näeme, et okei, see on nüüd lihtsalt see idee ilma selle funktsioonita justkui, aga seal juba tuleb mängu inimese enda tundlikkus ja areng, vaimne areng, et kas ta suudab nagu või kas ta vajab seda endaga kaasa, seda ideed, mis ta sealt saab, kas ta oskab seda nagu kasutada, kas ta oskab seda omaks võtta või ta lihtsalt pole selleks valmis. Nii et mõnes mõttes jah, kunst mõnes mõttes ongi midagi elitaarset, aga samas ma väga sügavalt tahan alati, et kunst oleks ka midagi väga nagu kõigile mõistetavat, et see oleks miski, mille jaoks ei pea nagu tegema doktorikraadi, et läbi ammustada selle olulisust. Ja jällegi ma arvan, et Arvo Pärdi juurde tagasi jõudes, Füraliina, lase seda ükskõik kellele ja ta reageerib sellele kuidagi emotsionaalselt, midagi ta tunneb ja ta ei pea selleks lugema läbi eelnevalt uurimustööd Arvo Pärdist. Megapikk tiraad. Popkulturistid, toome teile elukasutusjuhendi 1 lehekülg korraga. See oli 1 lehekülg väga-väga peenikeses kirjas. Aga mõtlen siin juures jällegi sellele, sa tõid välja, et definitsioonid on ääretult olulised või mis sõnu me kasutame, kui me millegist räägime, et nagu oma ajaloost välja tuua, ära kunagi ütle õpetajale, et on teenindustöötaja. Ma olin vihane üks päev koolis kunagi ammu ja siis mingis diskussiooni käigus, et aga ma olen ju õpilane ja teie õpetate mind, te olete teenindustöötaja. Väga halb mõte ja arusaadavalt muidugi rumal mõte, eks ole, et ma nagu püüan jällegi seda vahepiiri siin kuhugi tõmmata, eks ole, et me kujutame ette, et selle kunstiga peaks midagi sellist, nagu sa kirjeldasid, midagi sellist mõõtmatut juurde tulema, midagi, mida me väärtustame. Ometi nagu mingil määral see, mida me väärtustame, on kuidagi hinnatav. Võib-olla ta ei ole joonlauaga mõõdetav, aga ta on mingil määral hinnatav ja inimesed nagu üldiselt ju teavad, ütleme, kultuuri kontekstis või oma isikliku elu kontekstis, mida nad hindavad. Sellepärast ongi kunst ju suuresti majandusena superstaari majandus.
seal on need Arvo Pärdid, need suured kujud, Picasso, eks ole, et see tema maal on väärt rohkem kui mõni firma, eks ole, mis toodab, ma ei tea, meditsiiniseadmeid, noh, et siin, et me ikkagi nagu, me teame nagu mingeid asju, mida me väärtustame, mingeid asju, mida me ei pea nii oluliseks, et noh, võtame, sa, eks ole, viitad siin laudadele, meil on IKEA, kes toodab laudu ja kui inimene läheb IKEA-st lauda ostma, siis ta üldiselt nagu ei mõtle sellele kunsti aspektile. Aga see oleneb inimesest, on inimesi, kes väga hindavad IKEA minimalistlikku lihtsat disaini. Aga see on jällegi nagu see, et samas sa mõtled pigem võib-olla IKEA lauast kui tootest. Ja nüüd me jõuame sinna taha, et seal taga toimub mingisugune selline sügavam asi, mis on sellele tootele andnud mingi lisaväärtuse, selle disaini väärtuse, selle nii-öelda läbimõeldud funktsionaalse väärtuse. Aga kui me nüüd mõtleme nagu mingisugusele puussepale, oletame, et ta nimi on Ashilevi. ja tema, eks ole, sinna käib kaasa lugu, kuidas ta istub õhtutundideni, et sulle voolida välja seda lauda. See on tema enda peast kuidagi välja joonistatud laud. Ta on sellele mõelnud, see on tema kunstiteos. See on nagu skulptuur tema jaoks, aga samas see on ka laud. Siis meil on kuidagi väga lihtne ära seostada, et see nagu nüüd enam ei ole toode, vaid see laud nagu ise ongi kunst. Et ma nagu, minu jaoks jääbki nagu arusaamatuks see, et noh, kas seda piiri on vaja üldse tajuda. Aga teisalt mul on tunne, et paljudel inimestel jääbki nagu võib-olla see pool arusaamatuks ja ma luban, ma jõuan nagu oma pointini üks hetk, ma praegu ikka veel küsin, et inimestel nagu jääbki arusaamatuks, et nagu ühest küljest on väga selge, et jah, meil on vaja häid disainereid näiteks, kes teevad meile ilusat mööblit ja ilusaid, ma ei tea, kujundusi ja teevad nagu maailma ilusamaks ja funktsionaalsemaks, aga et nüüd sellel hetkel, kui me hakkame nagu maksumaksja raha eest toetama kunsti, seda nii-öelda puusseppa seal, et tema saaks voolida midagi oma peast, et see nagu, et sellel hetkel, kui see kunst muutub nagu selleks põhiväärtuseks, et sellel hetkel see nagu, meil tekib mingisugune error, me ei saa enam aru sellest, et miks seda on vaja toetada. Et mul on siuke tunne, et see piiripunkt, et kust see error tekib, vaat see ongi nagu see küsimus, sellepärast, et me tegelikult ju väga hästi saame aru, miks me peame toetama seda kunsti, mis meie maailma ilusamaks ja funktsionaalsemaks teeb. Aga see ongi erinevus tarbekunsti ja muu kunsti vahel. Tarbekunsti esemed on juba mõeldud selleks, et sa kasutaks neid millegi muu jaoks. Et see aitab sul midagi muud paremini teha, ma ei tea, tarbekunsti vaas aitab sul hoida lilli vees. Tarbekunsti laud, on ju, aitab sul seal selle laua taga istuda ja kirjutada või süüa mida iganes. Aga kunst, mis ei ole tarbekunst, vaid on lihtsalt kunst, sellel, nagu ma ütlesin, puudub see selge otstarve ja see ajab meid segadusse, aga see ajab segadusse meid siis, kui me läheneme kõigele joonlauaga nii-öelda. Aga mõnes mõttes see on väga oluline nagu õpetus, see ongi nagu mingisugune meditatsioon iga päev inimkonnale. Harjuda selle mõttega, et kõik ei ole, ühesõnaga sa ei saa kõike siduda kulla standardiga. Sa ei saa kõike panna kaalukausile ja võrrelda millegi muuga, ühesõnaga, et on asju siin elus, mis ei ole mõõdetavad ja mis ei ole lõpuni seletatavad. Ja see on see, mis on nagu kunsti tugevus ja see on see, mida kunst meile õpetab. Ta tõmbab meid korraks välja sellest meeletust mõõtmise maaniast. Ja tegelikult, kui sa mõtled näiteks selle peale, et vaata, räägitakse, et kirjandus on oluline, sest et keel areneb tänu kirjandusele, või noh, vahel kui inimesed ütlevad, milleks meile luule, kellele on vaja luuletajaid. No luuletajad on kõige keeletundlikumad inimesed üldse meie seas ja nemad viivad keelt edasi, on ju. Ja keegi ju ei taha sülitada Shakespeare'i peale, isegi kui ta ei hooli teatrist, siis ikkagi nagu inimesed teavad, et Shakespeare oli vist oluline, on ju. Noh, ja Shakespeare oli üks suuremaid poeete üldse maailma. Paljud inglased tahaksid küll sülitada Shakespeare'i peale, sest nad on sunnitud lugema seda väga palju keskkoolis. See on teine probleem. Aga ütle mulle, Ivo, kas eesti keel on teenus, mida Eesti kultuur sulle pakkus ühel hetkel? Kas keel on tarbeese, mida sa iga päev kasutad, et siis nagu olla võimeline suhtlema? Kas keel on teenus või kas keel on teenus või tarbeese, tarbetoode? Keel on kindlasti seotud tarbega. Kas seda on võimalik nagu
vaata siin tekibki see küsimus, kas seda on võimalik nagu toote või teenusena klassifitseerida, vaata, et mis ta siis on, eks ole, ta on, noh, nagu sa tahadki välja tuua, et on asju, mis lihtsalt on, ma ei tea, vesi saab ka toode olla muidugi, kui sa teda õigesti pakendad, aga noh, samas nagu... Oota, ma küsin edasi. Küsi edasi. Kas keel on, mis on keele väärtus? Kas oskad seda öelda? Kui palju maksab eesti keel? Kui sa peaksid eesti keelt müüma, mis sa paneksid eesti keele hinnaks? Ma ei saa hinnaks? keelele hinda külge panna, aga ma saan öelda, mis on keele väärtus ja see on nagu väljendusvõime. Noh, inimese kui liigi väljendusvõime on see meie keel, selline väga artikuleeritud, väga selge, väga kompleksne, väga sügav väljendusvõime. See on, täpselt. Tal on väärtus. Täpselt, naela pea pihta. Keel on suhtlusvõime, väljendusvõime. Aga tal on väärtus selle näol. See on selle väärtus. Kunst ja looming on keel, samamoodi. Ja see on jälle üks eksiarvamus, me arvame sageli, et me saame keelega kõik väljendatud, aga see ei ole nii. Sellepärast ongi olemas visuaalkunstid, sellepärast on olemas muusika, sellepärast on olemas kõik need erinevad loomingulised distsipliinid, tants näiteks, sest et inimene on nii keeruline olend ja tema sees toimub nii palju, et seda kõike sõnadesse panna ei ole võimalik. Ja samas seda kõike ka niimoodi suuliselt väljendada ei ole võimalik, mistõttu on parem kirjutada vahel raamatuid. Aga on asju, mida ei ole võimalik üldse panna sõnadesse ja need siis leiavad oma väljendusvormi milleski muus. Nii et vaat siin ongi see uba. Me ei saa kunstile panna hinda, see on alati kokkuleppeline. See on umbes sama küsimus alati, et kui palju maksab eesti keel. Picasso maal, kui sa lihtsalt ei teaks seda Picasso lugu, kogu seda staari lugu ja sa lihtsalt näeksid seda näiteks bussiterminalis Viru keskuse all näiteks, seal on seina peale pandud, on ju selle Omniva postipaki automaadi kõrvale. No sa peaksid seda võib-olla lihtsalt mingiks nagu kujunduselemendiks, noh mida iganes, et see sul ei tekiks... Picasso reprosid on igal pool ju kujunduselemendid. No just, aga oletades, et sa ei ole kunagi näinud ühtegi Picasso tööd, on ju, et siis ikkagi, et sa ilmselt ei tormaks seda kohe varastama, teades, et fuck, ma ei pea enam elu seest tööle minema, kui ma selle praegu ära varastan ja maha müün, on ju. Et noh, et see lugu ja kõik see staari kujunemine, see on jälle täitsa eraldi teema, see on see, et inimestele meeldivad legendid, inimestele meeldib narratiiv. Inimestele meeldib narratiiv ja inimestele meeldivad staarid, neile meeldivad suurkujud ja noh, siuksed nagu ajastu sümbolid, kes kuidagi nagu tähistavad seda meie aega ja meie seda hetke, kus me lõpuks oleme oma arengus ja nii. See kõik on täitsa eraldi teema, aga kokkuvõttes küsida, et mis on kunsti hind, on umbes sama, mis küsida, et mis on eesti keele hind, aga kui küsida, et kas riik peaks rahastama eesti keele ellujäämist või eesti keele nagu jätkusuutlikkust. Noh, siis see on umbes sama küsimus jällegi ka see, nagu see, et kas riik peaks rahastama loomingu tegemist. See on umbes sama küsimus, sest et keel on üks inimkonna suurimaid loomingulisi projekte ja üks õnnestunumaid ja noh, see on ainult üks osa meie loomingulisusest, keel, ja kõik muu on ka olemas ja samamoodi oluline. Ma selles suhtes nagu ise tunnengi, et olles inimene, kes puutub väga palju kokku nii kunstnikega, nii ütleme riigisektori, avaliku sektori töötajatega, teadlastega, igasuguste inimestega, noh meil kõigil tegelikult on ju kokkupuuteid hästi palju erinevate inimestega. Inimestel, kes mõtlevad ühes või teises suunas nagu mingis raamistikus, ütleme kunstnik mõtleb ikkagi mingis raamistikus või ta püüab võib-olla avardada väga palju seda või mõelda nagu erinevates raamistikudes ja samamoodi kõik teised raamistikud püüavad seda alati avardada. Aga tihtilugu ongi nii, et kuigi nendes eri mõtteviisides või mõttelaadides on hästi palju siukest overlappi, siis on asju, mis nagu on ühtedel palju paremini välja arenenud kui teistel pooltel. Eks ole, kui ütleme siuke loodusteadlane ja kunstnik saavad kokku, siis nad nagu on natuke eri suundade peal. Nendel on kindlasti siukseid kattuvaid osasid või kattuvaid väärtuseid, kattuvaid arusaame, aga seal on väga palju siukest boonust, mis tuleb kokku. Ma olen tundnud, et nagu mida ma isiklikult olen väga palju kogenud, on see, et mina saan tänu, ütleme, kunstniku tunnetusele või kunstniku arusaamadele näiteks palju paremini ka enda asjadest aru, ütleme selle kunsti kogemine näiteks või näiteks kunstniku loodud kunsti kogemine aitab mul panna ka teisi asju mingisse kontseptsiooni ja samamoodi nagu võib-olla kunstniku jaoks mingist väga süvateaduslikust asjast arusaamine aitab tema jaoks panna mingeid asju
mingisse uude raamistikku, uude arusaama ja see nagu arendab meid. Ühesõnaga need kõik nagu pooled on ääretult olulised või kõik need mõttesuunad või mõtteraamistikud on ääretult olulised ja kunst nagu sellist nagu sügavat olulist osa meie ühiskonnast ju tegelikult täidabki, et tal on selline jällegi üks viis maailma näha, üks viis maailma kirjeldada, anda mingit tähendust või sisu, sest ma olen nagu tihti sattunud diskussioonidesse, kus ma olen ise nagu ka kaitsnud seisukohta vahel kunagi ammu, et milleks meile tänapäeval filosoofiat. Et filosoofia oli vajalik siis, kui me teadust veel päris hästi ei mõistnud, nüüd selgitab maailma teadus, filosoofial pole enam väärtust tänapäeval. Ja ütleme, kui sa hakkad nagu õppima filosoofiat, uurima filosoofiat ja uurima seda, mis kohta ta tegelikult nii ühiskonnas kas on omab tänapäeval või mis see nagu eesmärk on, siis samamoodi nagu kunst ühiskonnas, siis filosoofia teaduse juures võtab selle, et ahah, me teame nüüd midagi, mingi fakt on olemas, aga fakt on neutraalne. Fakt ise ei tähenda mitte midagi. Filosoofia üritab lahti harutada seda, mida see fakt inimese jaoks tähendab. Ja ma arvan, et kunst seal juures on nagu üks tase veel natuke nagu eemale, et kunst üritab seda nagu sama funktsiooni täita ühiskonnas, et mida mingi asi meile kui ühiskonnale, meile kui inimkonnale tähendab, mida mingisugused trendid, mida mingisugused voolud, mida mingisugused käitumised, mida mingisugused mõtted, mis on ühiskonnas praegu näiteks teemaks, mida need üldse tähendavad meile kui inimestele. Ja see on nagu ääretult oluline roll. Ja ma arvan, et riik toetades näiteks kas või siis nagu kaudselt läbi mingite stipendiumite või ürituste korraldamiste või kaasamiste toetades kunsti, teeb väga õigesti ja teeb ka õigesti võttes nii-öelda riigi palgale kunstnikke, sest me oleme otsustanud tegelikult ühiskonnana, oleme otsustanud maksumaksjatena, et see väärtus on oluline, me tahame seda toetada. Mina kindlasti, kui mult küsitakse, et kas sa tahad, et minu maksudest, mida ma maksan, kas sa tahad, et sealt läheks mingi osa, eks ole, ka kunsti toetamiseks. Kindlasti olen sellega päri ja ma usun, et väga paljud meist oleks, sest kuigi võib-olla väga paljud meist nii-öelda teadlikult ei lähe ja ei osta maali, siis tunnevad nad ennast siiski hästi mõttega, et tegelikult on see hea, et minu maksumaksja rahadega ka vahel seda nii-öelda kunstniku, kes selle maali tegi, aidatakse. Või et see on nagu selles suhtes, et see on selline mõttelaadi küsimus, et mingis mõttes kindlasti saan aru ka sellisest mõttest, et kui keegi seda maali ei osta, kui see kunstnik ei suuda oma maalidega ennast ise üleval hoida, et miks me peaksimegi üldse midagi sellist toetama, see on nagu puhas turumajandus. Aga ma arvan, et kunsti selline seletav roll, et sarnaselt nii sellisele teadusele, et väga raske on vahel ka, ütleme, süvateadlasele, et inimestel, kes teevad sellist baasteadust, kes ei tee rakendusteadust, on tihtilugu ka väga raske selgitada, miks on vaja teha seda baasteadust, sest sa nagu uurid mingit raku sisemust kuskil või mingit, ma ei tea, kõrt kuskil, mis kasvab, eluaeg uurid ühte kõrt või käsna, siis mitte nagu pesukäsna, vaid merepõhjas elavat organismi näiteks. Et miks seda on nüüd vaja uurida, mis kasu, millist rahalist kasu see uurimine meile annab. Ja reaalsus on see, et ega ta ei pruugigi mingit rahalist kasu anda, see ongi selline asi, mida tuleb teha nagu mingisuguse maksumaksja rahaga, ilmselt, mingisuguse riigi rahaga, sellepärast et see, mis sa sealt käsnast avastad, ei pruugi olla rahaliselt kasulik mitte kellelegi. Aga kui meil ei ole baasteadust, ei ole meil rakendusteadust ja kui meil ei ole rakendusteadust, ei ole meil mitte midagi, meil ei ole nutitelefone, arvuteid, meil ei ole isegi nagu püstiseisvaid maju reaalselt. Just, jah, et inimesed sageli näevad ainult seda jäämäe tippu, aga nad ei tea, et see, millal see kõik seisab, jäämägi ei seisa otseselt millegi, see seab vee peale ja see on halb näide, aga põhimõtteliselt see maja näide oli sul parem, et need majad kukuksid ümber, kui neil oleks seda vundamenti ega seda struktuuri, et nii see ongi jah, et loomingulisus on väga lai mõiste, see hargneb kõikidesse eluvaldkondadesse ja sealgi on olemas jah, mingisugune baastasand, mis lihtsalt nõuab toetust, et püsida elus ja see on alati nii olnud, on olnud aegu, kus kuningad ja kuningannad palkasid kunstnikke, on olnud aegu, kus metseenid toetasid kunstnike tegevust ja on olnud aegu nagu praegu, kus inimgrupid toetavad
mingite teiste inimgruppide tegemisi ja see on niisugune ringlus, et ekslik on arvata, et kunstnik lihtsalt võtab selle raha, pistab selle tasku ja siis see ei lähe enam nagu, et see ei anna enam midagi ühiskonnale tagasi. Et see on nagu, sama hästi võiksid visata raha tulle. No see ei ole nii, et kui sa rääkisid, et filosoofia tegeleb tähendusega, samamoodi tegeleb tähendusega teadus, samamoodi tegeleb tähendusega ka kunst, nad kõik teevad seda oma mätta otsast ja oma vahenditega, aga kokkuvõttes meil on vaja tähendust, mõnes mõttes kõige tähtsam asi on tähendus. Kui millelgi ei ole tähendust, siis ei oma meie jaoks mingit väärtust ja noh, see, et riik toetab loomingulisust, see on lihtsalt osa sellest, et me ühiskonnana ütleme, et me tahame elada tähenduslikus maailmas. Ja, me oleme ühiskonnana võtnud, et see on meie jaoks oluline. Just. Aga noh, ütleme ka seda, et noh, mitte kõik kunst ei täida oma eesmärki. Väga raske ongi teha asju nii, et nad täidaksid oma eesmärki. Ka kõik töö, mida mina teen oma igapäevas, väga palju sellest ei pruugi täita oma eesmärki täpselt nii, nagu ma seda ette kujutan. Aga kui me midagi ei teeks, ei jõuaks ka me nende kõige tähtsamate asjadeni üldse. No täpselt, kui Einstein oleks tahtnud olla perfektsionist ja ei oleks talunud läbikukkumist ega riski, no siis ta ei oleks jõudnud nende oluliste avastusteni, milleni ta jõudis, sest et oleks mõelnud, et kui ma kohe seda täiuslikult ei suuda teha, siis milleks üldse ja sinna see asi oleks jäänud, nii et see on niisugune eraldi teema, läbikukkumise hirm ja riskimine ja kõik see ja sellest me võime kunagi rääkida. Ja ma kunagi räägin sulle Darwinist ja Wallace'ist ja evolutsiooniteooria kujunemisest. Väga hea, ma juba ootan. Aga nüüd, kus mul pea suitseb, klaarime ära ühe vana arve veel. Aastast 2016 jäi ripakile mõni kuulaja küsimus. Need tulid meile pärast seda, kui me saadet salvestasime, et meil siin on mõned küsimused. Ja, nii et saate lõpetuseks kiire küsimuste-vastuste raund, kus seekord jällegi proovime juhet mitte väga kokku ajada endal, see kindlasti ei õnnestu, kohe saate kuulda. Aga tulista, Ivo, mida meilt küsitakse? Oskar küsib 5 küsimust. Ma vaatan, et mõned neist siin näiteks lemmikfilmid ja üldse lemmikfilmid, seda me rääkisime eelmine kord ka, et ma nagu seda kordama väga ei hakka, aga ma küsin sult kohe siin, et oskad sa, Jim, soovitada mõnda head retsepti? Üht head retsepti, et Oskar soovib miskit maitsvat rooga osata teha. Ma oskan väga väheseid roogasid teha, mis nõuaksid mingisugust keerulisemat sekkumist. Aga üks retsept, mille õpetas mulle mu korterinaaber ja koolikaaslane teatrikoolist Anatoli Tafitšuk, oli see, et ostad pastat, ükskõik mis kujuga sulle meeldib, ostad vahukoort, mis on selles pisikeses tetrapakis, see on vist 200 milliliitrine, ostad 1 kolmnurga sinijälitusjuustu, merevaiku ilma mingi lisamaitseta ja kui tahad, siis võib-olla šampinjone või kana või mida iganes sinna juurde tahad, aga igal juhul kõige olulisemad komponendid on just nimelt see pasta ja siis see kaste. Ja see kaste valmib niimoodi, et valad vahukoore väiksesse, mis siis on? Kaussi. Väiksesse kaussi või potsikusse, no kus on hea keeta vahukoort. Pott. Paned väiksesse potikesse õrnal tulel, keema ei tohi lasta, õrnal tulel, paned sinna sisse sinijälitusjuustu tükid ja kogu selle pakitäie merevaiku, see võib olla vabalt see suurem pakk. Teed siukse juustukastme. Ja siis segad seda kannatlikult, keema ei lase, kannatlikult segad seda seni, kuni see on täitsa soe ja kõik see juust sulab sinna sisse ära ja valad selle pasta peale ja lõpuks, kui sa sinna juurde teed kas praed sibulaid ja šampinjoni viile või mida iganes sinna juurde tahad, see kõik kokku maitseb jumalikult. väga hea retsept. Nii et see on väga hea retsept ja väga-väga lihtne. Ma olen juustukastme keema lasknud kogemata ja see plahvatas mulle näkku. Wow. Kööki oli vaja puhastada päris pikalt. Kuna sa juba tõid siukse Itaalia dimensiooni siia sisse, siis ma ütleks, et üks ideaalsemaid toite üldse on pitsa. Pitsa on nagu väga hea toit, on hästi multifunktsionaalne, teda on võimalik teha väga erinevat moodi, erinevate asjadega ja mina ütleksin, et kui sa oskad teha ise head pitsat, et see on nagu samm väga õiges suunas, samamoodi nagu kui sa oskad teha head pastat, sellised põhiasjad ja mina ei olnud julgenud nagu aastaid või mitte julguses ei olnudki asi, ma ei viitsinud teha ise pitsatainast, et on nii võimalik osta kas mingid valmis tainad või valmis pitsad või lähedki ostadki kohe nagu pitsa sooja, tood koju, sööd ära. Et ma tõesti tegelikult soovitaks, Oskar, tee ise pitsataigen kohe jahust ja veest ja õlist
sügisest nagu alustades ja tee ta nagu kodus oma ahjus valmis ja see on nagu super kogemus selles suhtes, et ma panen siia saate märkmetesse ka viite siis suur kuulus koka Jamie Oliveri pitsa põhja või pitsa taina retseptile, seda on väga lihtne teha, ta võtab ainult mingi tunnikese aega, et see suur kogus teha, sa võid teha näiteks 8 pitsapõhja korraga, ülejäänud ära külmutada, ühe rullid ilusasti välja, saad täpselt siukse mõnus õhukese koorega pitsa, natuke tomatikastet, mis sulle endale meeldib, neid on kas siis ostad poest või kui oled tahad ise proovida, siis võid keeta ka omale ise nagu tomatikastme, paned peale natuke, olenevalt siis soovist, kas jällegi šampinjone või kui soovid liha, siis võib-olla mingit siukest Hispaania või Itaalia siukest kuivatatud sinki natukene peale ja mozzarella juustu rebid niimoodi tükkidena sinna peale. Ahju, võimalikult kuuma ahju, vaatad, kui hakkab nagu äärtest pruuniks tõmbuma või kui oleneb, kui tugeva küpsusastmega sa tahad ja välja ja super pitsa, kohe süüa, väga hea, mulle meeldib seda teha. Vot 2 rooga oled saanud, ma küsin kohe siis järgmise küsimuse ka, sest ainult minu käes on see leht, aga ma saan aru, et see küsimus on mulle suunatud, et kas Ivo on mõelnud raamatu kirjutamise peale. Olen küll mõelnud, aga ma ei ole sellega väga kuhugi jõudnud. Selle küsimuse teise poole ma küsin sinult, millist raamatut Ivo peaks kirjutama või millist raamatut Ivo kirjutaks? No arvestades, et sa loed valdavalt populaarteadust ja see on see, mis sind kõige rohkem köidab raamatumaailmas, siis ma arvan, et midagi sellist sa ju oled ise ka maininud, et kui sa midagi sellist peaksid ette võtma, siis see oleks midagi sellist. Nii et lahtine on ainult see teema nagu, et millele sa tahaksid keskenduda. Kuigi ma ei tea, kui sa küsid mult, et mis minu arvates võiks olla sinu teema, siis mulle tundub, et see ilmselt võikski kuidagi olla seotud sellega, et kuidas paremini elada, aga mis nurga alt täpselt, seda ma ei tea. Mul on nagu endale üldse need elustiili raamatud väga mitte elustiili, vaid nagu enesabi või kuidagi. Ma ei mõtle enesabi, ma mõtlen nagu ikkagi väärika teadlase pilgu läbi, mismoodi võiksime paremini elada. See läheb mu pädevusest välja, et see on umbes sama, kui ma kirjutaksin meditsiinialal raamatu ja paneksin sinna taha PhD, eks ole, doktorikraad ja minu doktorikraad on hoopis nagu sotsiaalteadustes näiteks, et selliseid näiteid on ääretult palju, et inimesed, kui te lähete raamatupoodi, ostate meditsiiniraamatud, uskuge mind, enamus nendest doktoritest ei ole meditsiinidoktorid. See ei ole, ütleme, kui mina paneksin raamatu kaanele või kuhugi sinna üldse nagu mainiksingi kuskil raamatu juures, et mul on näiteks mingil erialal doktorikraad, siis see peaks olema puhtalt otseselt seotud selle teemaga, millest see raamat on. Siis ma peaksin näiteks keskkonna teemal raamatu kirjutama. Aga mis teemal sa ikkagi siis kirjutaksid raamatu? Mind on hakanud väga huvitama nagu see pool, et kuidas tuua, jällegi sa mainisid populaarteadust, et kuidas tuua populaarteaduse juurde selline hea narratiiv, rääkida inimestest, rääkida teemadest, mis inimest huvitavad ja ma nagu üritan kogu aeg mõelda, et kui mul kunagi tuleb siuke mõte, et mis raamatut nagu võib-olla vaja oleks, sest niisama raamatut pole ka võib-olla, ma teen teisi asju ka, et kui mul nagu tõesti tuleb nagu siuke tunne, et sellist raamatut on vaja ja mina olen õige inimeste kirjutama, et siis ma proovin või siis võtan kätte ja teen ära, aga ma nagu tunnen, et see oleks siuke raamat, kus peaks olema tugev narratiiv, et hoolimata sellest, et ta on siuke populaarteaduslik, et ta ei oleks siuke faktiraamat, ma arvan. Ma küsin siit kohe järgmise küsimuse otsa, et kui te peaksite nüüd veel ülikooli minema, siis mida te tahaksite ülikoolis õppida? Kui sa peaksid, ütleme, siin ei ole valikut. Okei, siis võib-olla taustainfona nii palju, et ma olen käinud 2 korda ülikoolis, 2 erinevas. Tallinna ülikoolis õppisin audiovisuaalset meediat ja lõpetasin selle eriala ja Viljandi Kultuuriakadeemias õppisin lavastamist ja näitlemist ja samuti lõpetasin. Nüüd siit edasi ma olengi mõelnud, et kui ma midagi veel õpiksin, siis esiteks ma tahaksin seda teha välismaal, eelistatavalt Prantsusmaal, sest ma väga tahaks prantsuse keelt selgeks saada endiselt ja teiseks ma mingi aeg kaalusin tegelikult stsenaristika juurde õppimist, sest et stsenaristika on Eestis väga nõrk valdkond. Meil on väga vähe stsenariste ja meil ei õpetata tegelikult ju kirjutamist. Siin on tekkinud mingisugused kursused, värgid. Natuke vist loodetakse, et võib-olla kui keegi läheb režissööriks või lavastajaks õppima, et see võib-olla kuidagi nagu mõni neist siis nagu kuidagi keskendub võib-olla sellele rohkem. Kuidagi, ma tean, et filmikoolis on stsenaristika loengud, eks ole, aga seda niimoodi eraldi erialana ikkagi ei ole ülikooli tasemel Eestis ja ma isegi natuke mõtlesin selle peale, et äkki see võiks olla üks
minu tuleviku väljavaade õpetada näiteks kunagi loo jutustamist ja seda just näiteks stsenaristikale keskendudes. No mine tea, aga selline mõte vilksas mul peast läbi ja midagi paremat mul pole pähe tulnud, aga samas ma olen ka mõelnud selle peale, et võib-olla on igav jääda nagu ainult loome valdkondadesse kinni, et tegelikult oleks ka põnev minna midagi sootuks teistsugust õppima, olgu see siis mingi sotsiaalteadus, olgu see siis midagi veel teistsugust, ma ei tea, mis oleks, aga jah, et ka see on olnud üks mu nagu üks asi, mis mind on nagu tagasi hoidnud, ma olen mõelnud, et ma enam ei taha nagu tegeleda ülikoolis loominguga, ma tahan lihtsalt loominguga tegeleda, aga kui midagi õppida, mis see võiks olla, ma ei tea. Reaalteadused on väga huvitav. Super nõrk koht minu puhul. Või õpid puussepa. Ja, võib-olla jah, no kas või midagi sellist, kuigi jah, aga jah, midagi muud, ühesõnaga midagi muud. Sina? Jällegi taustaks, ma olen 21 aasta koolis käinud, et mind sinna tagasi kooli õppima saada on ikkagi väga raske juba antud punktis, mind ei tõmba sinna hetkel mitte midagi. Aga seda ära öeldes, ma väga tahaksin minna kuulama Jimmy stsenaristika loengut, see kõlab väga huvitavalt, seni kuni seda ei ole, olen ma tegelikult isegi nagu mõlgutanud mõtteid, et ma võiksin minna õppima disaini. Ma tahaksin, mitte sellepärast, et ma selles tugev olen, ma ei ole üldse tugev disainis, vaid just sellepärast, et see huvitab mind, ma olen selles nõrk ja kõik on õpitav, nii et nagu kas võib-olla graafilist disainerit minust ei saaks väga head või siis see nõuaks nagu meeletult tööd, et ma kõigepealt alustaks sellest, et ma õpin joonistama, et ma õpin nagu proportsioonide osas palju paremaks, minu taju nii kompositsiooni kui muu osas nagu muutuks oluliselt paremaks, et see vajaks nagu meeletult palju tööd, aga ma tunnen, et minu võib-olla ka taustateadmisi ära kasutades, et igasugune protsessidisain ja selline võib-olla disain kui laiem kontseptsioon võiks mind väga huvitada, et kui ma üks päev kooli lähen, siis Eestis võib-olla ma astuks hoopis EKA-sse näiteks, kui mul see võimalus siis avaneks ja kui mul see tahe kunagi tagasi tuleks. No vaata, aga siis ongi, mina olen ülikoolis õppinud loomingulisi erialasid ja tahaksin sellest väljapoole nüüd jõuda ja sina oled õppinud just nimelt nagu kõike muud, mis jääb väljapoole loomingut, sa oled õppinud teadust. Teadus on väga loominguline. Sellest me pikalt laialt rääkisime, vabandust, et siin tundus nagu ma oleks tõmmanud mingi piirjoone, aga ühesõnaga sa tahaksid minna nüüd EKA-sse, mis ongi, et me nagu tahame vahetada kohti mõnes mõttes. Aga ju elu ongi enda täiendamiseks nendes kohtades, kus sa oled nõrk. Viimane küsimus, mida Oskar meilt küsis enne, kui ta soovis meile häid pühi. Aitäh! Kas maailm on hukas ja kui on, siis miks või kui ei ole, siis miks? Jällegi mõttekoht tekkis Jimil. Sai antud lubadus, et juhe ei lähe kokku ja nüüd see juhtus. Meil läks nii sujuvalt. Viimast saadet kõik kuulasid ja ei saanud aru minu frustratsioonist sinuga, et miks ma arvan, et Jim hullult kaua mõtleb, sest ma olin kõik need mõttepausid välja lõiganud. Kuigi sa isegi mainisid, et mõttepausid välja lõiganud. Vahepeal olid siuksed 3 minuti pikkused pausid, kus Jim oli vait. No praegu ka hakkas juba nagu kujunema mingiks minutiliseks, aga ma arvan, et põhimõtteliselt jah, maailm on hukas nii-öelda selles mõttes, et me kõik oleme nagu surmale määratud ja elame teadmatuses ja meid ümbritseb vägivald ja ebaõiglus ja me ei saa iseendaga hästi läbi ja me pettume elus nii palju ja nii edasi, aga sellele vaatamata, et maailm on hukas ja nii palju tumedust on meie ümber, on ikkagi, ma arvan, võimalik püsida pinnal ja tegeleda siis elus nende asjadega, mis loovad sulle tähendust, mis toidavad sind ja sind ümbritsevaid inimesi. Et selles mõttes see on jällegi siuke nagu, mulle väga meeldib nagu see, kunagi ma kuulasin Kurt Vonneguti intervjuud sellises saates nagu Bookworm, mis oli võib-olla kõige esimene podcast, mida ma nüüd tagantjärele mõeldes nagu üldse elus hakkasin kuulama. Et Bookwormis Vonnegut oli juba väga vana, kui ta seal külas käis ja siis seal ta rääkis sellest, et ta on nii vana juba, et ta teab, et ta sureb kohe varsti ära ja siis ta kuidagi 10 aastat hiljem oli jälle seal saates, ütles, et nüüd näed, ma ikka veel ei ole ära surnud ja nii edasi, aga siis pärast ta suri. Ühesõnaga, tal oli üks romaan, mida ta kunagi ei lõpetanud, mida ta mainis seal saates, et see romaan räägib stand-up koomikust maailma lõpus. Või ma pigem sain sellest kuidagi nii aru, et maailma äärel või minu nagu vaimusilma tekkis kohe pilt, et enam ei ole, mitte midagi pole enam olemas, on ainult see üks stand-up koomik põhimõtteliselt seisab keset musta kosmost. Ja minu jaoks võtab elu nagu väga hästi kokku või selle, mismoodi ma kuidagi, mis on mu elutunnetus üleüldse, et jah, see hämarus
ümbritseb meid, jah, see on suurem kui me kõik ja me elame selles tundmatuses ja hämaruses, aga meil on huumor näiteks. Ja huumor tegelikult on, noh, mõnes mõttes huumor on jumal või see on see inimeste supervõime, et naerda vaatamata kõigele, mis on õudne või naerda just nimelt selle õuduse peale. Et see on miski, mis pöörab ümber sellise valu, mis muidu täiesti nagu tapaks meid ja teeb meid kohati täiesti nagu võitmatuteks. Et isegi kui elu kohtleb meid väga jubedalt, siis ikkagi mulle meenub näiteks, kuidas Monty Pythoni tüübid esinesid koos mingil hetkel publiku ees, oli siuke retrospektiiv vist ja neilt küsiti küsimusi ja siis kuna üks nende liige oli juba surnud selleks hetkeks, siis ta oli urnis kaasas neil. Et urn pandi ka eraldi toolile istuma ja siis aeg-ajalt küsiti ka talt asju, et noh, et mida sina arvad. Et ühesõnaga vaatamata sellele leinale ja seletamatule kaotusele, mida need inimesed võisid tunda, kuna sõpra enam ei olnud olemas, kes oli nendega kogu selle teekonna kaasa käinud, siis ikkagi nad suutsid selle üle naerda ja see ongi see stand-up koomik maailma lõpus. See ongi see, et maailm on hukas, aga me võime naerda ka. No, ka ju Douglas Adams tõi oma raamatutes selle välja, et inimesed või ütleme üldse tema siis mõistes olendid kogu universumis on juba sellise mõttelaadiga, et me paneksime maailma lõppu ka meelelahutusasutuse, et seda tähistada iga kord ja kogu aeg ja uuesti jälle. Maailma lõpus on kohvik. Aga ma arvan ise selles osas, et kui see küsimus oli nüüd suunatud mitte niimoodi, et kas maailm on hukas selles mõttes, et ta on kogu aeg hukas olnud või ei ole ta kunagi hukas olnud. Et võib-olla see küsimus oli hoopis suunatud niimoodi, et võib-olla kunagi oli maailm parem, kui ta praegu on. Et kas praegu on maailm hukas selles mõttes, et ta on palju hullem kui kunagi, et kas me oleme sellisel allakäigu trepil, siis mina ütleks, et ei ole, maailm läheb kogu aeg paremaks, vähemalt statistika näitab meile seda, et võib-olla kui sellistest Hans Roslingu ülipositiivsusest pakatavatest loengutest natuke eemale minna ja võtta nagu realistlikult, siis tegelikult me elame kauem, me elame palju mõnusamat elu, me elame, ütleme, kergemat elu kui meie esivanemad, tervislikumat elu, võib-olla ka, võib öelda, et üks asi, mis meil on tõesti veel tänapäeval suur probleem, on see, et rikaste ja vaeste vaheline see vahe, et nagu kui rikkad ja kui vaesed me tegelikult oleme nagu niimoodi keskmisena, et see nagu kasvab veel, et siis ka see on nagu pöördumas ja need, keda meie siin võib-olla Eestis siukse väga silmaklapid pea ümber armastame nimetada arenguriikideks või kuidagi, meil on ikkagi veel ettekujutus, et kuskil Aafrikas elavad ja Hiinas elavad mingid meeletult, kõik on nagu vaesed ja tehnoloogia kauged, ei tea midagi, et kuskil külades, et see pole lihtsalt ammu enam tõsi. Igal pool on vaeseid inimesi kahjuks ja on riike, kus on vaeseid inimesi väga palju, aga see kõik on nagu pidevalt kasvamas, pöördumas, me ikkagi areneme ja see on ääretult positiivne. Et ma ütleks, et maailm ei ole halvem kui varem, maailm läheb aina paremaks. Meil on üks küsimus veel ja see on nüüd Jaanuselt ja see seostub selle sinu stand-up koomikuga, et tema küsib, et kes on meie lemmik stand-up koomikud? Oskad sa sellele vastata? On sul mõni lemmik? Ja hetkel lemmikud on Mark Maron, kes muide teeb ka podcasti, kus käivad väga toredad kirjanikud, muusikud, näitlejad tal külas, postitab väga sageli neid osi, ma ei tea, kuidas ta nii produktiivne suudab olla ja kord käis isegi Obama tal külas ja see oli väga-väga big deal. Mark Maron on väga äge koomik ja Louis C.K. on teine lemmik hetkel. Ühesõnaga, sellised kaks meest, kelle puhul ma lihtsalt nagu janunen uue materjali järele. Aga ma tahaks Eesti poole pealt ka tuua ühe väga toreda näite. Mattias Naan. Tšekkige Mattias Naani, rahvas. Ma arvan, et Mattias on väga-väga kihvt ja teeb oma asja ja see on ülitore ja kuidagi Kas ta on ka YouTube'is? Jah, ta on igal pool. Mattias on igal pool ja tegelikult soovitan ka vaadata sellist lühifilmi või kuidas seda nimetada, mis on veidi nagu The Office'i stiilis tehtud, mille tegidki Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik, kes on Fopaa, siuksed nagu tuumikmehed. Nemad tegid koos sellise väga toreda, ütleme sketši siis arhitektuuripreemiate raames ja see on YouTube'is täitsa olemas, me paneme selle lingi ka saatemärkmetesse, aga väga julgustav ja äge sissejuhatus võib-olla Eesti arenevasse stand-up koomika maailma. See oli tõesti ääretult hea. Yeah. Siuke armas, aga naljakas ja natukene, nagu ikka meie huumor.
ja aga samas mingisugusel uuel tasemel, selles mõttes, et sa märkad, et okei, ma saan aru, kes on olnud nagu nende meeste eeskujud, selles mõttes vaata. Me oleme ikka Kreisi raadiost natuke suuremaks kasvanud. Ja just, et sa saad aru, et see on see praegune põlvkond, kelle huumor ongi tulnud kogu sellest meemikultuurist, kelle huumor on tulnud just nimelt stand-up comedy't vaadates internetist ja nii edasi, et seal on see mingisugune praegune tunnetus sees. Minu poolelt ma ei ole siuke väga suur selle stand-up skeene nagu jälgija. Et noh, tähendab, on kindlasti olnud mingeid aegu, kus ma seda hästi palju nagu YouTube'ist olen vaadanud, näiteks Bill Hicks oli kunagi selline Ameerika koomik, kelle sellised eriti tugevad poliitilised teemad ja see nagu kuidagi kõnetas eriti, noh, võib-olla natuke nooremana ka ja tal olid siuksed, tal on väga lahedaid mõtteid olnud ja väga naljakaid asju ja samamoodi ka Dylan Moran siis, kes sarjas Black Books oli peaosatäitja ja tema nagu stand-up on ääretult lahe ja kuidagi selline, võib-olla mis on nagu värskendav sellisest Eesti perspektiivist vaadates, et see oli nagu täiesti selline püüdmata või kuidagi selline, noh, ta lihtsalt oli seal ja seletas ja see oli nii vaba ja nii kuidagi, ta nagu oligi selline või siuke mulje jäi, et ta nagu ongi selline, et see oli kuidagi väga vabastav ja värskendav asi, mida vaadata, mulle väga meeldisid Dylan Morani naljad. Nende stand-up koomikutega on tihti see probleem, et kui sa oled ühe nende show ära vaadanud, siis nagu sa oled nagu jälle mingiks nagu suurem osa nende materjalist juba kätte saanud ja noh, nagu palju sa seda sama nalja ikka uuesti kuulad, et vahel neil on see, et nendel on nüüd mingi uus act koos ja noh, Black Booksis samamoodi Bill Bailey on selline inimene, kes on mitu korda Eestis käinud, mul on väga kahju, et ma pole kordagi teda kuulama läinud, aga kui ma ühe lemmiku peaksin valima ja keda ma nagu, mul on nii kahju, et ma ei ole teda laivis näinud ja keda ma kõige rohkem tahaksin ise minna nagu kohale ja näha, on Tim Minchin, kes on pigem nagu noh, muusikkoomik või ta on nüüd kirjutanud muusikale, seal Matildast kirjutas ja ta nagu on nagu täiesti nagu kohe korralik muusik, ta nagu on muusik enne kui koomik, aga tema naljad on väga ägedad ja ta on ka nagu sellisel teadusteemadel oskab nagu head nalja visata ja võib-olla sellist minule meeldivat huumorit, et uurige. Meenub veel Piret Krumm ja Katariina Tamm tegid väga-väga kihvti asja kinoteatris. Ja noh, kui rääkida vähemustest, siis ütleme, et Eesti stand-up koomikud on üks väga suur vähemus on küll, Eesti ühiskonnas. Et see oli meeletult äge, mida nad tegid kinoteatriga ja ma loodan, et nad teevad midagi veel, aga igal juhul, et nendel tasub ka kindlasti silma peal hoida, kui mõelda, et keda Eestis tasub jälgida. Ja kuna sa mainisid Dylan Moranit, siis ma ei saa jätta mainimata Ricky Gervaisi muidugi, kes mulle on olnud oluline tegelikult isegi mitte stand-up koomikuna, vaid lihtsalt koomikuna. Kuna The Office on lihtsalt üks paremaid asju üldse elus, siis ja sealt edasi ka muud asjad, mis ta on teinud, et ta on mulle ääretult sümpaatne. Mul on paar inimest, kes mulle kogu aeg mingisuguseid Office'i nalju teevad lihtsalt nii kaua juba, et ma olen nagu ära tüdinenud nagu kogu see That's What She Said nagu see on Ameerika Office. Jah, ma tean, lihtsalt ärge enam. Okei. Aga igal juhul, et ühesõnaga siuke päris korralik koomikute ansambel sai kokku, et ma arvan, et on mida kuulata ja vaadata. Garfunkel and Oates, ütlen ka siia lõppu, ma olen neid viimasel ajal hästi palju vaadanud ja neil on ka oma äge sari, oli üks hooaeg täitsa siuke, aga laulvad koomikud. Nonii, ei tohi öelda head uut aastat, ütleme siis head jätku, nagu inimesed hästi niimoodi kohatult ja ebalevalt nüüd praegusel ajal ütlevad. Või head aega. Või lihtsalt head aega, hüvasti. Hüvasti kõlab palju depressiivsemalt. No vot, aga hüvasti, Jim. See on see harilik igapäevane depressioon, mis meid saadab, sest maailm on hukas ja midagi ja noored on hukas. Noh, ammu juba. Ammu juba. Juba enne sündi. Mis see meie millenialite ja siia see saade lõpeb. Kõik. Keegi ei taha milleniale. Ivo, ma tahan koju minna, mul buss läheb ära.